Tere õhtust kõigile, minu nimi on Indrek Verro ja mina olen Ingvar Villido Ishvarananda õpilane. Ja täna on meil järjekordne ja juba 5. Ingvar Villido Ishvarananda teadmiste tee loengusari. Ja tänaseks teemaks on vältimatud enesearengu alused ehk niyaamad. Ja minu vestluspartneriks on siis minu õpetaja Ingvar Villido Ishvarananda. Tere! Tere! Et tänane loengusari on meil natukene sellises teistsuguses formaadis, et me oleme teises kohas, kui me oleme tavaliselt olnud. Et ma kohe küsiksingi, et mis koht see on, kus kohas me oleme? Ma siin kuulasin väga ilusasti räägid ja kõik on väga... Ajaks lihtsalt juttu oma vahel. Muidu on liiga siuke sari ja ajaks lihtsalt juttu. Vastan sinu küsimusele. See koht on üks kõige esimene koht, mis me kunagi seal Lilleorgu ehitasime. Tegime selle, nagu öeldakse, ei millestki. Ja tänaseks päevaks on ta kujunenud nimetatakse ashramiks, mis ei ole veel päris käima läinud, ehk ashram on siis selline paik või selline koht, kuhu saab eralduda ja teha mingeid spetsiifilisi praktikaid, mida kasutatakse selleks, et edeneda siis mingites tahkudes. Ja see koht, kus me enne tegime, see on koolimaja, mis on nagu avalik ja kuskil võib iga inimene käia. Aga see on natuke spetsiifiline, et siia igaüks nagu ei satu või isegi võib-olla ei lastagi, sest ta ongi selliselt üles ehitatud, et ta on spetsiaalselt toetamas siis neid tehnikaid ja praktikaid. Ja nii on. Aga mis asi on see, mis sind toetab? Et see on miski, mida on siin tunda, aga mis asi see on? Hõng on see, mida siin tunda. Siin selles kohas on tehtud tohutult palju erinevaid praktikaid, erinevaid tegevusi, mis on kõik nagu antud inimestele koos nendega tehtud, et nad saaksid edeneda enda elus. Õpilist tundma, mis nendega toimub ja millised on nende võimalused ja kokkuvõtvalt, et tundma õppida ennast ja saada paremaks inimeseks ja veel rohkem kui inimeseks. Ja siia on meil kogutud siis aegade jooksul igasugustest reisidest erinevaid reliikviaid võib-olla siis või kuidas me ütleme. Ja nad aitavad kõik kaasa, sest nad on kõik selliselt nagu energeetiliselt laetud või nad on nagu sellised, me nimetame nagu püha kujudeks või kuidas öelda, et igaüks nendest esindab teatud loodusjõudu. Ja jooga-traditsioonis on teada see, et pühakujud võivad olla õnnistatud ehk teistõuduna nagu elustatud. Ehk see loodusjõud esindab ennast elavalt läbi murti ehk siis selle reliikvia. Ja see ongi, ma usun, selle peamise hõngu tekitaja või põhjus sinna. Kui loengusarja nimi on Ingvar Villido Ishvarananda teadmiste tee, siis kuidas see nagu on, mis see seos on selle kohaga? Esiteks selle sarja nimi on õpilaste poolt nagu loodud, sest nad tahtsid, et ma jagaksin neid teadmisi teiste inimestega maailmas ja et nad oleksid abiks siis nendele, kes kas otsivad või juba on leidnud ja arenevad edasi. Ja siis tuli sellise sarja pealkiri. Aga Ingvar Villido on minu ilmalik nimi. Ja Ishvarananda on siis vaimne nimi. Ehk minu vaimne nimi on antud joogi poolt, kes pidas mind vääriliseks edasi õpetama Babaji Kriya Yoga tehnoloogiat nii-öelda. Ja kui selline õigus antakse inimesele edasi, siis antakse talle ka vaimne nimi. Seda antakse ka muidugi mingisugusel teisel olulisel põhjusel.
aga mina sain siis sellise nime, mul oli enne seda ka üks nimi, Ishvar Lal, mis tähendab juveeli või siis Jumala last või mis teganes oli. Ja selle ma sain ka Indiast. No vot nii. Nii et see muutus aja jooksul. Ehk mina esindan sidade traditsiooni ja sidade traditsioonis sidad vahetasid ise oma nimesid vastavalt oma saavutusele. No, minu nimi on nii kõva, et seda vist ei ole vaja vahetada. Ja et Ishvarananda tähendab Jumala olekut ehk seda seisundit, milles on Jumal. Ehk Ishvara on siis see sanskritis ja Nanda tähendab siis seda, et ta on siis see õndsus ehk ta on see armastus. Ehk kui Kristuses öeldakse, et Jumal armastab mind või sind, eks ole, siis sidade traditsioonis öeldakse, et Jumal on armastus. Ja et siin nagu seda isikut ei ole, kes sind armastab, vaid ta ongi see. Nii et mõneti kohe nii kõrge nimi, et ma vist ei peagi vahetama seda, et sina annab nagu natuke veel aega, et sinna jõuda, et see realiseerida. Aga kuidas õpilane, et kui õpilane tuleb nüüd siia, kuidas ta nagu suhestub sellesse, kuidas ta, kui ta nüüd satub sellele teele ja on otsustanud selle teel nagu käia, kuidas ta nagu suhestub sellesse teesse? No kõigepealt ei tule siia õpilane. Tuleb tavaline inimene, tavaline huviline, kas tal on siis huvi mingite nõnda nimetatud vaimsete asjade vastu või huvi selle vastu, mis meil siin territooriumil on, meil on siin palju erinevaid huvitavaid vaatamisväärsuseid. Ja siis ta tuleb nuusutama, nagu öeldakse, või ta siis puutub minuga kokku kusagil loengul näiteks või siis kursustel ja siis tuleb vaatama lähemalt asja. Aga õpilaseks saab õpilane, kui ta saab õpilaseks mingisuguse äratundmise tõttu selle tulemusena. Ehk kui õpilane tabab ära, et vau, et see ongi minu õpetaja, siis ta muutub õpilaseks. Aga see ei tähenda veel, et ta muutub heaks õpilaseks, sest igal sellisel õpilasel on massiliselt igasuguseid probleeme ehk sellisel rohelisel õpilasel on lahendada ja vabastada, teada saada, kasutada massiliselt igasuguseid asju nii-öelda. Ja siis ta hakkab praktiseerima muidugi ega enese areng, ma ei tahaks kasutada sellist sõna küll nagu enese areng, pigem võib-olla muutus on see õige sõna, sest vaadates fakte võiks öelda, et kui inimene avastab iseennast, kes ta tegelikult on, siis ta avastab, et sellel pole kuskil areneda. Et see on juba perfektne, aga kogu see muu mass, mille sees inimene elab, tema mõtted, emotsioonid, käitumine, harjumused ja kõik muud sajad asjad on need, millega ta hakkab peamiselt tegelema. Sest kogu see mass ei võimalda tal nagu jääda iseendaks, isegi kui ta avastab selle. See kõik näitab seda tööpõldu, see on hästi lai tegelikult ja siit hakkab peale siis tõeline praktika, tõeline tehnikate tundmaõppimine ja kasutamine. Ja see puhastumine, see on puhastumise periood, eks ole, kus siis õpilane vabaneb automatismidest selleks, et tulla ise sealt nende alt rohkem nagu esile igapäevases elus. Ja saada loomulikult ka teadlikuks ehk tulla teadvele, ärgata, nagu öeldakse. Ja siis peale seda hakata oma peale puhastumist on siis potentsiaalide avastamise protsess ja avamise protsess, mis on juba järgmine suur etapp. Ehk esimene on siis puhastumise protsess, teine on siis edenemise protsess, kus siis õpilane edendab enda potentsiaale. Kõik need protsessid on pikad, see on elukestev õppe tegelikult, see ei ole selline, et tuled nuusutad ja saad haisu ninna ja nüüd tunned, et jess, ma olen nüüd olemas, eks ole. Ehk kõik need tulemused peavad olema püsivad. Kui nad on sellised ühekordsed, et sa nüüd
kogesid, vau. Ja see kogemus läks ära ja see ei ole saavutus. See on ühekordne kogemus, mille väärtus seisneb ainult selles, et seda saaks meenutada, teistega jagada või taga igatseda ja nii edasi. Nii et jah, enese muutmine, arenemine on elukestev tegelikult ja need õpilased, kes on avastanud, et see tõepoolest toob kergendust, mitte sellist nagu mentaalset kergendust, vaid nagu põhimõttelist kergendust, kus siis erinevad probleemid lihtsalt kaovad elust ära, mingisugused automatismid kaovad ära, suhtumised kaovad ära, seisukohad kaovad ära, ekslemine kaob ära ja nii edasi ja nad avastavad potentsiaale, arendavad, õpivad tundma ennast ja maailma, siis need jäävad, sest see mitte ei köida, see ei ole enam huvitav, vaid pigem on see juba selline nagu, ma ütleksin nagu areng, sa oled nagu sattunud džunglist sellisele maastikule, kus sa juba saad aru, et aha, see on see, see on see, see on see, see on see, sa hakkad orienteeruma kogu sellel maastikul ja teekond muutub kaunis selliseks nagu selgeks ja konkreetseks. Ja kuhu see tee välja viib, võib olla järgmine sinu küsimus, eks. Ja ega ta viibki välja nii-öelda perfektsuseni ehk täiuslikkuseni, mida sellist inimest nimetatakse sida, mahasida, kes on saavutanud perfektsuse ja see perfektsus, millest räägitakse, on inimese erinevad võimed ja omadused, mis on omased kõigele olemasolevale ehk nagu fundamentaalsele loodusele ehk ma ei räägi esoteerikast, ma räägin praktikast, aga ma pean kasutama sellist sõnu, mis võivad mõne jaoks olla esoteerilise tähendusega, aga põhimõtteliselt öeldakse seda traditsioonis niimoodi, et ühel päeval jiva ehk individuaalne inimene saab aru, et ta on Shiva ehk ta on Jumal. Ehk sidade traditsioon viib inimese perfektsele tasemele, kus asub ainult üks on Jumal. Nii et see on absoluutne eneserealisatsioon ja sellega siis saavutatakse siis see. Oli aru saada võib-olla. Jah. Väga hea. Kirjeldusena on ta muidugi aru saadav. Jah, see on väga lihtne niimoodi kirjeldada. Praktiliselt teha on midagi muud. Aga siit üks selline küsimus, et ma mäletan, kui mina nagu sattusin jooga teele, siis lugesin selle kohta kusagilt kõigepealt, sain sellist materjali ja siis see ettekujutus oli justkui sellest, et kui ma nüüd lähen jooga teele, et siis ma lähen sinna koopasse ja oom ja istun seal ja siis mingi hetk siis on nii. Aga vaadates tänapäeva maailma, siis et kuidas see nagu jooga nagu tänapäeval tegelik jooga suhestub nagu siia maailma? Tead, inimeste ettekujutlus joogast ja askeetlusest, aga mina räägin sidatraditsioonist, kust on jooga välja kasvanud, jooga kui süsteem, ehk see on loodud sidade traditsioonist sealt välja tulnud. Ja selle koha pealt võiks öelda, et inimestel on kaunis vähe teadmiseid nendest juurtest ja askeetlusest ja muust sellisest, ehk see on kaks nagu erinevat asja, et on joogid ja on sidad. Ehk joogid on need, kes eralduvad ja võib-olla teevad askeeti, eks ole, nagu eraldades ennast kõigest olemasolevast, et saavutada siis nii-öelda üksolek. Nende eesmärk on lihtsalt vabaneda ka kehast, nagu öeldakse, eks ole. Ja selleks, et eralduda ja siis teha neid asju siis sellises keskkonnas, kus sind ei häiri mitte mingi asi, saad olla rahulikult vaikselt, siis valitaksegi võib-olla koobas või mingisugune klooster näiteks või tempel kuskil vaikne nurgak ja praktiseeritakse. Aga sidade traditsioon on teistsugune. Sidade traditsioonis jooga omab väga konkreetset kohta ja ta on abistav. Sidade traditsioonis ei taha keegi kehast lahti saada. Vaid vastupidi,
sidade traditsioonis teatakse väga selgelt, et omades füüsilist keha, pikendades tema eluiga, on võimalik saada teada kogu loodusest, ehk sidade traditsiooni sidad siis on tegelikult läbi ja lõhki loodusteadlased, kes uurivad loodust praktiliselt, muidugi eksperimenteerides ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja õpivad see kaudu tundma nii enda potentsiaali kui ka loodust ja looduses olevat potentsiaali, kuidas seda omavahel ühendada. Seda nimetatakse karpammiks. Ja see kaudu õpitakse tundma Shiva ehk Jumala väljendusi, sest kriia jooga sidade traditsioon ütleb väga selgelt seda, et on Jumal kui absoluut, kui absoluutne staatika ja siis tal on olemas väljendus ehk dünaamika. Kõik, mis liigub, on tema väljendus. Ja õppides mõlemad tundma ja valdama saavutatakse absoluutne täiuslikkus. Nii et kui joogid lähevad absoluutsesse staatikasse, ehk saavutada Shiva ehk Jumal, siis on ainult medal üks pool. Nii et sidade traditsioon on selles mõttes väga erinev. Ja võimalik, et on vaja ka koopas vahest istuda, kui on mingid sellised praktikad näiteks, eks ole, kus sul on vaja sellist ühtlast temperatuuri, sest koobastes on väga ühtlane temperatuur. Helidel on täiesti omamoodi roll seal ja koobastes on väga selgelt tunda maa gravitatsiooni, mida kasutatakse samuti tehnikates. Ja nii, et sinna minda lihtsalt, ütleme, sidade traditsioonis lihtsalt nagu eralduma ja et saaks sellest segasest maailmast välja, vaid seal on väga konkreetsed eesmärgid, ülesanded, mida minnakse täitma. Ehk võtakse üks praktika ette, mis on siis seotud näiteks koopaga või eraldatusega kusagil ja praktiseeritakse nii kaua, kuni see on käes. Keegi ei maitse selles traditsioonis asju ja seda saab jalga, vaid nad realiseeritakse kõik. See on väga oluline teada. Tänapäeval maailmas väga palju inimesi, kes ainult maitsevad. Just tahtsin selle tuua esile, et tänapäeva maailmas tundub pigem jahniimad, et korra siin ja siis seal ja et see stabiilsus justkui see staatika või see justkui nagu ongi puudu. Ja tänapäeva maailmas on jooga nagu instant coffee. Kõik tahavad saada kohe ja aga see ei tööta niimoodi. See on teile see pettus ja raiskamine. Ja kui me nüüd liigume selle tänase teema juurde ehk vältimatud enesearengu alused ehk niyaamad, siis kuidas need niyaamad sida traditsiooni teel, kuhu nad asetuvad? Aga niyaamad ongi sidade traditsioonist pärit. Need on sellised tähelepanekud, mis annavad nii-öelda intellektuaalselt teada, sõeludes välja siis suurest informatsioonimassist, mida on vaja teada nagu spetsiifiliselt. Kui jaamad ja niyaamad on mõlemad sellised nagu pidepunktid, sest kui inimene on nagu segamini, ehk tal on nagu tohutult palju võimalusi, mõtteid peas, igasuguseid ideid, tänapäeval eriti, kus on infot hästi palju, siis tal on raske orienteeruda selles. Näiteks lööd YouTube'i lahti, eks ole, vaatad, üks vaami räägib seda, teine toda, kolmas toda ja nii edasi, mantrad ja antrad ja kõik on sinna täis, eks ole, topitud, aga kust alustada? Millest? Nagu päriselt, mis on see fundamentaalselt oluline. Esimene on eetika, kõige esimene. Ja siis tulevad need ülejäänud asjad, mida sa siin küsisid. Ehk eetika on siis alati seotud ju sinu suhtumisega, sellega, mis sinu sisemaailmas toimub. Ja selle kaudu siis luuakse selline nagu hea tahtlikkus enda suhtes ja kõikide teiste suhtes ja püütakse ületada siis kõik see, mida me nimetame tavamõttes nagu halvaks. Sest kriia jooga ja sidade traditsioon käib alati head teed ehk nagu positiivsed teed. Ehk see positiivsuse saavutamine on ülioluline aspekt siin vahel. Ja siis positiivsus ja siis hakatakse minema edasi siis sinna.
nendesse teemadesse. Aga see positiivsust, mis sa just nagu ütlesid, kas see on see positiivsus, et tänapäeva maailmas vaadates siis seda positiivsust justkui nagu väljendatakse lihtsalt naeratusega või mis positiivsust siin? Jah, see positiivne naeratus vahest on ka ju väga nii-öelda fake, eks ole, et ta on siuke ja siis on siuke, eks ole, et see keep smiling tegelikult nagu ei ole positiivsus, see on nüüd nagu facelift, mille sa korraks teed, eks ole, et see on grimass. Kuid hea tahtlikkus tähendab põhimõtteliselt hea tahtlikkus, see tähendab, et sul on head mõtted peas, sul on head emotsioonid, sa teed häid asju. Viibid heade inimeste seltskonnas, ei viibi halbade, kurjade inimeste seltskonnas, sa nagu hoiad ennast nagu sellises positiivsuses, mitte positiivsuse mullis. Vahest ma olen kuulnud, et inimesed ütlevad, tead, okei, meil on kõik juba hästi, teed on kõik jamast, eks ole. Sa lihtsalt vaatad kõiki neid asju, mis on ka negatiivsed, positiivsed ahu pealt. Saades aru, eks sa tegelikult teed ennast nii-öelda nagu lolli kindlaks natukene või kannatuste kindlaks, kasutades eetikat, asetades ümber enda väärtused. Ja selleks, et minna edasi, on jälle teada, mida siis teha. On ju, kust alustada? Sest ma ei tea, ma kujutan ette, et kui keegi läheb joogatunni kuskile, mis nad seal teevad, siis võib-olla hatha joogat või mediteerivad ja hakkavad kohe sellega peale, aga jätavad võib-olla kahe silma vahele mõned väga olulised sellised aspektid, millest tegelikult peab alustama. Eks ole. Ja siis tekib selline segadus, tekib selline nagu arusaamatus, et praktiseerin küll, aga mingi jama on siin ja seal ja nii edasi. Et praktiseerimise tulemusi nagu ei ole. Või nad on lühikest aega, näiteks istud seal joogatunnis, eks ole, tin-tin, kell on läbi, ja kogu su mõttestik kõik tuli tagasi, eks ole, ehk see tulemus oli väga lühiajaline. Seal pole väga suurt pointi, eks ole. Tulemus peab ikkagi ellu tulema, on ju. Ja selleks, et seda garanteerida, on siis sellised konkreetsed sellised nagu aspektid välja toodud, et tee seda. Ma korra tuletan veel vaatajatele meelde, et kindlasti kui teil on küsimusi, siis esitage küsimused chati ja siis õpetaja proovib neile siin vastata. Ja ma ei proovi vastata, ma vastangi. Jah. Kui nüüd minna esimese niyaama juurde, saucha, puhtus, meele, kõne ja keha puhtus. Ja see puhtus on oluline, sest vaata, kui sa oled korralik, nagu kasvatanud ennast korralikuks, siis sa teed ka asju korralikult. Ja korralikult tehtud asjade ja korralikult mitte tehtud asjade vahel on suur erinevus. Ehk korralikkus toob välja ühe sellise tahu, mis on omane loodusele. Ehk loodus, kui teeb midagi, teeb alati korralikult. Mis siis, et see meile võib-olla riivab silma näiteks või, aga ta põhimõtteliselt loob korralikult. Ehk kord on kogu ilmaruumis olemas, eks ole, muidugi maa peal ja inimese füsioloogias ja nii edasi. Ja see kord on sätestatud erinevate loodusseadustega. Ja nüüd puhtus tähendab seda, et sa õpid jälgima, millal sul on halvad mõtted, millal sul on head mõtted, siis sa õpid halbade mõtetega kaasa mitte minema või siis väldid neid või vabastad, kui sa oled õppinud vabastama neid, et vabaned üldse nagu põhimõtteliselt halvast. Siis emotsionaalses osas sa väldid negatiivsete emotsioonide kasutamist, sest nad toovad alati endaga kaasa kannatusi, kas sulle või siis ka teistele, eks, või teistele ja seeläbi sulle. Ja sa õpid nagu seal vahel teadvustama, et millal nad tekivad. Kas endaga minna kaasa, mitte kaasa, kas vabastada, mitte alla suruda, eks ole, nagu tavaliselt tehakse. Ja sama on siis ka kõnega. Ehk kõne on ju see, mille kaudu sa ennast väljendad. Sa võid öelda ju head, sa võid öelda ka halba ühes ja samas olukorras või situatsioonis. Ja selleks, et väljendada ennast positiivselt, pead sa
õppima seda tegema, isegi kui olukord on negatiivne. On ju? Sest väga sagedasti inimesed ju vastavad niimoodi automaatselt plaksti ja see, mis seal tuligi, eks ole. Ja nii et see on selline oskus, kus sa õpid oma psüühikat reguleerima ja kasutama nii psüühikat kui ka väljendust teistmoodi, positiivsemalt. Ehk siis nagu kõigepealt nagu kas panema nagu tähele, mis nagu märkama nagu, kuidas mul need asjad on ja siis... Ja ilma seletavalt ei saagi, eks ole, aru, kas sul on head mõtted, vallad mõtted. Ja samas, kui minna siit natukene edasi, et mis see märkamine üldse on, kuidas toimub valik ja nii edasi, siis need on kõik teadvusomadused. Ehk sellise valiku puhul on alati teadvustamine, eristamine, arusaamine, taipamine, süvenemine, nad on kõik seal kaasatud ja läbi selle protsessi õpitakse siis järk-järgult rohkem nagu kasutama teadusomadusi. Ehk et alustada tuleks teadusomaduste arendamisest? No märkamine ja eristamine on kõige esimene. Ja sest need on juba teadusomadused. Arusaamine on teadusomadus ehk need ei ole mingid sellised omadused, mis on nagu unikaalsed. Sest ka sidade traditsioon ja kriiajooga ei tegele või ei kasuta neid meie võimed, mis on kunstlikud. Seal kasutatakse ikka neid, mis meil on nagu igapäevases kasutuses, aga kas siis inimesed ei oska neid väärtustada või siis kasutada, kuigi kasutavad. See on umbes nagu, kõigil on kõrvad peas, aga samas nad ei teata, on kõrvad peas. Kuulevad küll, aga teavad, kõrvad on. See pole aktiivselt nagu oluline vajalik, eks ole, sama on ka teadvusega, teadusomadustega. Aga teaduses peitub sisuliselt kogu lahenduse potentsiaal kogu inimese elule ja rohkemgi. Ja teine on santosha, ehk siis rahulolu teistega ja olude aktsepteerimine sellisena, nagu nad on, rõõmsus. Rahulolu on samamoodi oluline tehnoloogia, nimelt kui sa hakkad mõtlema näiteks niimoodi puht nagu inimene, eks ole, mingisuguse olukorra peale, mis näiteks ajab närvi. Kui sa siis vaatad, et miks ta siin närvi ajab, küll siis leiab põhjendusi, eks ole, ja nii edasi. Aga küsimus ei ole tegelikult nagu selgitustes või põhjendustes, vaid suhtumises, kuidas sa suhtud. Kui sa suhtud näiteks närviliselt olukorda, mida sa siis tunned ise näiteks, või mida sa siis teed selle ajal. Ja fakt on see, et sul puudub meelekindlus sel ajal. Sa oled vallatud mingi reaktsiooni poolt, mida sa siis kasutad ja siis teed vastavaid asju, vastavaid tegusid ja väga sagedasti kutsuvad nad teisele kannatusi, eks ole, nii endale kui ka teistele, eks ole. Ja nüüd sellised meie hinnangud maailmas toimuvale on kõik väga personaalsed, isiklikud, ehk hinnangud annab ju iga inimene individuaalselt. Ja need hinnangud on niimoodi nagu välja kujundatud inimestele, et nad saavad aru, et maailmas on midagi valesti. Midagi on tuksis, eks ole. Et asjad peaks olema teistmoodi. Kuid samas, kui vaadata sissepoole, hästi loogiliselt ja küsida enda käest, et aga kui sul oleks selle olukorra suhtes teistsugune hinnang, teistsugune reaktsioon, siis see reageeriks teistmoodi. Ja ikkagi on siin mingid tagajärjed, eks ole, kas sulle või teistele. Aga kui sul üldse ei ole mingit reaktsiooni, kuidas sa siis sellesse olukorda suhtud? Ja kuidas sa siis ennast koged ja kuidas teised sind kogevad selles olukorras? Ehk neutraalsuse saavutamine on siis see võrdne vaade, ehk läbi võrdse vaatamise avastatakse ja viljeletakse siis võrdsuse printsiip. See tähendab, et mina ei ole parem ega halvem kui kõik teised. Ja lõpptulemusena viib see
välja sellise distsipliini nagu, kus sa saad aru, et kõik ongi tegelikult okei. Et ongi okei. Ja sealt edasi saad aru, et kogu see elu ümberringi ei ole indiviidide elu, vaid ühe tervikorganismi elu, mis elab oma elu ja keeb ja pulbitseb ja areneb ja kasvab ja siin toimub nagu 3 sellist peamist protsessi, on siis loomine, alalhoidmine ja selle muutmine, mis leiab aset igal pool looduses. Ja kui sa oled nagu tavaliselt kaasa tõmmatud nendesse protsessidesse, siis sa ei avasta mitte kunagi seda loodusprintsiipi, siis ta on nii varjatud meie erinevate suhtumiste taha. Nii palju sellest siis. Küsi juurde midagi. Et kas see on just kui nagu see, et see individuaalsus tead, siis kas me nagu kogeme seda tervikut, nagu kas me võime kogeda ka kogu nagu, ma ei tea, näiteks inimkonnaga kogu seda tervikut? Ja, muidugi. Nagu... Ja. Muidugi, vaata, ma toon sulle ühe sellise, ühe teise näite. Võib-olla ma olen kuskil sellest juba rääkinud siin loengutes, aga praegu on paslik meile tuletada seda, et on olemas nagu 3 suhet. No, nagu 3 põhimõtteliselt suhet, rohkem neid ei ole. Esimene kõige levinum suhe on mina ja nemad. No need teised kõik. Mul on nendega individuaalsed suhted, kellegagi saan läbi, kellegagi ei saa läbi, neid tunnen, ülejäänud maailma ei tunne, lähen metsa, see on puu, see on tema, eks ole, et see ei ole mina, eks ole, ja siuke nagu tekib, siin on selline nagu eraldatus. Nagu maailma jagamine nagu lõpututeks indiviidideks. On kõige viljatsam suhe üldse. Ja, sest kogu aeg on vaja võidelda enda eksistentsi pärast, pere pärast võib-olla teiste vastu ja see taotsult ära võtta enda asja, mingisugune kamm käib kogu aeg. Teine suhe on palju parem ja see suhe on mina ja tema. Ehk seda suhet saab siin ajudes niimoodi sättida. Ehk sa muudad enda prismaatilist suhet kõiksusele, kõigile nendele, eks ole, ja vaatad seda kõike kui ühte organismi, kellel on lõputult erinevaid väljendusi. Ehk ongi absoluutselt üks organism. Pole ta lõppu, pole tal algust, ta on siuke, ulatub universumi teisi otsa ühelt poolt ja teiselt poolt on siin samas nina all, eks ole. See on siis suhe mina ja tema. See on palju parem suhe kui eelmine. Miks ta on parem? Kui sa vaatad, et miks ta sulle ajudele käib, miks ta sind ruineerib kogu aeg, miks ta pinda käib, eks ole, miks ta su vastu on selline, tekitab probleeme, muid asju, siis sa võid sealt avastada väga lihtsalt tõe. Sa ei taha õppida, sa ei taha kohaneda talle ja püüad teda muuta, et tema kohaneks sulle. Aga kui sa vaatad siis nagu tema seda massiivsust ja ennast siin, siis sa võid avastada, et on jube väike, et sina oled jube väikene, eks ole, nüüd pole üldse olemas, sa oled mikroskoopiline. Ja siit võib vaadata seda veel nagu edasi, et kogu sinu mikroskoopilisus ümber on kogu lõpmatu tema, kes on ainult sinu päralt siin. Siin on veel üks huvitav fakt, nimelt kui sa koged enda olemasolu, siis sa koged ennast indiviidina. Eks sa ei koge teisi mitte kunagi nii, nagu sa koged iseennast. Ma ei räägi emotsioonidest, mõtetest, vaid kas või enda teadvuse tasandil, eks teadvustad teadvust või mina olemasolu. Siis sa avastad, et saadki siin täitsa üksinda. Kui sul seda kogemust ei ole, siis muidugi mõte loob sulle siin mingisuguseid mõtteid seal, aga teised on ka ja eks ole, et see kogemus ei tule välja sellisel tasemel. Nii et siis sina indiviidina ja lõputud tema sinu ümber. Arva ära, kes õppima peab, kas tema või sina? No siis jääb ikka mina. Muidugi sina. Ja nüüd sa oled siin selle suure õpetaja juures, eks ole, temast sõltub kogu sinu heaolu, kõik sinu ressursid, majanduslik heaolu, tervis, edenemine, kas sa leiad lõpprealisatsiooni või sa sured põrgus, eks ole, kõik sõltub sellest suhtest.
no võt, tänapäeval iga päev inimesed räägivad raha on vähe. Noh, muidugi on sul vähe, aga miks ta sulle raha ei anna? Tal on ju lõputud ressursid. No võt, sa pead hakkama vaatama, nagu tundma õppima, et kuidas sa saad temaga sellise suhte peale, et sa saaksid seda raha nii-öelda, noh, piltlikult, või tervist näiteks, või õnne, või ma ei tea, mis iganes vaja on. Ja samas ta vajutab kogu aeg sinu nendele valulistele pedaalidele. On ju? No nii. Ja, kogu aeg talle vahele, eks ole, te varjud seal, aga ta on igal pool, kus sa täiesti varjud. Ja siis ta kergitab üles kõik need negatiivsed asjad, mis on teed nendega siis. Võitled tema vastu, aga temaga ei võidle, ta on igavene. Sina oled surelik. Nii et kui sa vaatad seda suhet natukene laiemalt, siis sa võid avastada, et see on super võimalus tegelikult elust teistmoodi üldse aru saada ja kohanduda talle. Ja kui sa kohandud talle ja hakkad nii-öelda temaga rohkem ühti jalga käima, siis sa võid avastada, kuidas ta teilt avab oma ressursse, kuidas ta hakkab sulle andma. Ja ühel hetkel läheb üle sellise piiri, kus sa avastad, et sa oledki tema. Ja siit kujuneb välja kolmas suhe, mina. Nii et võt sellised võimalused on. Jah, kui nüüd meenutada enda nagu minevikku, siis see on nagu selline pidev nagu just võitlus ja siin tuleb väga hästi esile see, et see ongi just nagu enda mingisuguse õiguse nagu peale surumine ja millegi vastu võitlemine, aga tegelikult kelle vastu me siin võitleme. Just, et kas antud kontekstis siis see jooga sõna või see tähendus, kas see ongi nagu see, et me saamegi nagu mina suhtesse. Kas see tee ongi see? Jah, on jah. Aga veel kord, joogat on vaja mõista nagu terminit nagu vähemalt kahte pidi, et üks tähendus on see, mis räägib süsteemist ja teine on siis saavutus. Sõna jooga tähendab ju samastumist, noh tegelikult ehk enese realisatsiooni ja kui sa küsid siis, kellega ma samastun siis, no ikka enda allikaga tegelikult, sealt kust see tegelik mina pärit on, ega muud kohta ju ei ole, mis annaks lõpliku lahenduse. Sest kui inimene samastub näiteks enda mõtlemisega või emotsioonidega, mis on ka tema võime ja nii igapäevane, ei ole ta sealt leidnud seda täiuslikkust, eks ole, ei leia ka ilmselt. Nii et meil on võimekus samastuda, aga me samastume asjadega, mis panevad meid kannatama. Nii et see on nagu, siis nagu enda sisse vaatamine, et hiljem me jõuame siin ühe jaama juurde, mis on ka enese uurimine, aga et see ongi, et see tulebki nagu enda seest leida kõik need vastused. Jah, ega väljaspoolt rahu ei leia, ma usun, kõik on seda juba avastanud. Isegi kui sa lähed puhkusele teise kohta, tunned natuke aega ennast rahulikuks, siis hakkavad mure mõtted, mis kodus on ja tööl ja ega sa liiga palju joonud ei ole baaris ja ma ei tea, mis seal veel, eks ole. Ja kui ma nüüd astun sinna nagu teele, et saan aru, et ma pean nüüd ennast kohandama kõikjal olevaga, siis siit tuleb kolmas nijaama, mis on siis tapas ehk enesedistsipliin. Tapas tähendab iseenesest tõlkes kuumuse teket. Ja kõige paremini tuleb see välja näiteks hatha joogas, mis on siis füüsilise keha süsteem, eks ole, kuidas füüsilist keha tervena hoida. Seal võetakse sisse selline ebamugav asend ja ollakse selles ebamugavs asendis ohkimata ja ähkimata muidugi lihtsalt teadvustades. Ja mingisuguse aja möödudes see ebamugavus kaob ära ja selle asemel tekib selline soojus, nagu kerge kuumus. Ja peale seda näiteks painduvus paraneb drastiliselt. Seda nimetatakse tapas ehk väljapõletamine, probleemi väljapõletamine. Ja tapas on siis kasutada palju laiemalt. Näiteks kui sul on mingisugune harjumus,
siis kui sa ei lähe harjumusega kaasa, olles ta eelnevalt teadvustanud, vaid jätad ta tegemata, siis see pinge vaata kasvab kogu aeg. No näiteks oled harjunud õlut jooma, eks ole, õhtut ja no õudselt tahaks ja ei tee seda, eks ole, siis see kruvib niimoodi üles, eks ole, mingisuguse tasemeni ja nüüd laheneb ära siin ja see on tapas. Ehk tapas on nagu teatud selline nagu lubaduse andmine iseendale, et ma jätan selle tegemata ja siis alateadlik protsess surub peale ja siis ta lihtsalt nagu põleb ära, see on tapas. Ja siis, kui tuua nüüd seesama õlujoomis nagu näide, et jube nagu õlujoomis isu on ja ma nagu pean vastu, ei võta, lasen nagu põleda, aga ei suuda lõpuni põletada, et joon, siis see tähendabki nagu tapase vastast siis. See tähendab, et sa ei viinud tapast läbi, sest tapase tipp on see, kui see, kuidas ma ütlen sulle sind, see neuronite rada põleb läbi, mis sunnib sind õlut jooma. Ta lihtsalt nagu laguneb ära. Nii et kui ennast viia sellise piirini, siis see juhtub. Aga selle piirini nagu minemine peab olema ka väga selge, seda ei saa niisama nagu lolli peaga nagu teha selles mõttes, et sul on ju lõputult mõtteid, mis ütlevad, et võta või ära võta ja no kõik see tänitamine, emotsioonid ja närvilisus, mis sealt kaasab sellega ja sa oled teadlik, sa püsid teadvel ja jälgid seda protsessi. Nagu näiteks Hatha Yoga asendis. Sa lihtsalt jälgid seda pinget ja lihtsalt jälgid. Ja muud midagi ei teegi. Kõik muu on üleliigne. Ja nüüd jälgimise tulemusena siis avastad, et see lahenemine, see kuumus nagu tekib, eks ole. Kui sa mõtled kaasa seal mingid lugusid välja, et ma veel natukene ei võta ja ülehomme võib-olla natukene ja mängid seda mängu, sest see ei ole päris tapas. See on tegelikult üks kannatus. Tapas algab alati võib öelda lubadusest, eks sa lubad, et sa teed seda ja siis selle protsessi jälgimisest ja mitte tegemisest ning pinge üles kruvimisest kuni siis selle momendini, kui see laheneb. Selline neutraalne vaatlemise protsess, võiks öelda. Et neutraalne, ühesõnaga nii kaua teen, kuni see on tehtud, kas see võib juhtuda kõik ühe korraga ka, et ma näiteks saan millestki niimoodi lahti? Ja see juhtubki tavaliselt ühe korraga. Ja, ühe asja valguses, eks ole. Ja. Siis enese uurimine, svadhaja. Ehk et siin tuli just esile see, et kui ma teen tapast, siis ma nagu uurin oma mõtteid ja võib-olla emotsioone, mis mul sel ajal tekivad. Kas see ongi see? No tapas on nagu tagasihoidmine, eks ole. Aga svadhaja on nagu ülioluline distsipliin. Ilma selleta ei ole võimalik vist üldse areneda, ma arvan. Ehk sidade traditsioonis ja kriya joogas, ma vahest kasutan sellist nime nagu õiges joogas või päris joogas, sest neid derivaate või seda, mille nimetatakse joogas, on palju rohkem kui päris joogatena, on enese uurimine alati kesksel kohal. Sest põhjuseks on meie segadus või segasus. Ehk kui ma toon lihtsa näite, näiteks kui sa oskad oma kodus orienteeruda, siis see tähendab, et sa tead, kus sul on mingid asjad ja millal need asjadega tehakse, sa nagu oled kursis. Ja vastukaaluks, kui su kodu on nagu pardak on seal, nagu öeldakse, eks ole, kõik on segamine, sa ei tea üldse, kus need asjad on, eks ole, siis sa ei orienteeru seal, sa ei oska need asju kasutada, see on üks suur selline segasuma suvila. Ja sellest on väga vähe kasu tegelikult elus, eks ole. Aga paraku on iga inimese sisemaailm just selline segane asi, eks ole. Aga kriya jooga tehnoloogia ja sidade traditsiooni tehnoloogia on alati väga täpsed.
ehk need tehnoloogiad rakendatakse spetsiifiliselt mingisuguste protsesside või potentsiaalide suhtes. Ja seal ei saa mitte mingisugust sellist segadust nagu eksisteerida, sest vastasel juhul ei ole võimalik neid teadmisi ja praktikaid kasutada. Ja seetõttu on vältimatu oma sisemaailma funktsioneerimise tundma õppimine. Ehk tundma õppida, mis asi teadvus on, mis on teadvuse 7 omadust, mõtete osa, mis on meenutus, ettekujutlus, mõtted praegu, kust mõtted tulevad, mida nad sisaldavad, millised on piltmõtted, millised on kommentaarid, mida sa mõtetega teha saad, kuidas sa sind juhtida saad, kogu see analoogia või siis loogika, mida sa siin kasutad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Või siis emotsioonide osas. Uurida, millised emotsioonid sul on nad positiivsed, negatiivsed, aktiivsed, passiivsed, kust kohas nad genereeritakse, millises füüsilise keha osas, mida sa nendega teha saad. Ja samuti ka füüsiline keha. Uurida, kuidas sa töötab, eks ole, läbi oma isikliku eksperimendi, mis on joogas alati esimesel kohal. Isiklik eksperiment, mitte usk, vaid praktiline, isiklik ehk empiiriline eksperiment. See on kõike ainult sellel tasandil. Sest see teadmine, mis saadakse sellise viisi, tuleb sulle, tegelikule minale, vastukaaluks siis teadmisele, mis salvestub mällu ja mis ei ole sinu oma. Kui ma väidan seda praegu nii raudselt, mõni mõtleb, huvitav, mälu on siin sees kuskil, ma olen mälu ja teilt ei ole mälu. Ehk ma juba räägin, et sa vaad haiest. Ehk iga inimene tegelikult teab, et ta ei ole mõte, vaid mõtte lugeja. Selleks võib teha väga lihtsa eksperimendi, et aeglustada enda mõtteid 10-15%. Ja siis sa võid avastada, et sul on mõtted. Et siis ja vaatad või kuulad mõtteid, aga see ei ole mõte. Ja nii edasi. Ja emotsioonidega on sama lugu, eks ole, kui emotsioon tõuseb ja inimene surub alla, siis ta kõigepealt teadvustab, et tal on emotsioon. Ja siis ta surub alla selle, siit tekib küsimus, et kas siis kõik see, mis on naha all, olen mina. Ei ole tegelikult, sest sinu enda kogemus ütleb, et emotsioon on seal ja siin on see, kes teadvustab seda. Juba on 2 meid, eks ole. Ja nüüd, kuidas see kogu see süsteem töötab, kogu see meie psüühika, kogu see meie masinavärk siin sees, seda on vaja tundma õppida. Sest vastasel juhul sa lihtsalt ei ole kursis. Näiteks enda pidamine füüsiliseks kehaks, kus on siis ka veel emotsioonid ja mina mõtted, eks ole. Ja nii edasi, mis sa tegelikult ei ole, et see ajab kõik ainult segadusse. Aga kõik inimesed usuvad, et nad on see bioloogiline keha, aga kogemuse järgi ei ole. Siis on see kõik nagu pudru ja kapsad. Ja lisa on siia veel, et kui tulla nagu sellisest joogamaailmast nagu välja, mis on väga täpne teadus tegelikult nagu tavatasandile, siis võiks öelda niimoodi, et inimeste sees olev teadmatus on ikka totaalne, ehk see ignorantsus on väga suur, just enda kogemuse puudumise tõttu. Ja nüüd üks asi veel juurde, et iga inimene tegelikult elab seda elu, mis siin sees valmis küpsetatakse. Ehk tal on omad mõtted, emotsioonid, tahtmised, vastumeelsused ja nii edasi, see kõik ju töötab siin. Ja nüüd ta väljendab seda igapäevases elus ja siis teeb oma asju elus ja tekitab niimoodi tagajärgi ja see ongi inimese elu. Ja kui sa ei tea neid ajendeid ja millest need detailid kõik koosnevad, kuidas sa saad oma elu siis reguleerida? Keeruline, eks ole. Ja. Nii et enese sisemaailma tundma õppimine on nagu A ja O. Ilma selleta ei ole võimalik üldse progresseeruda või midagi muuta. Aga muuta on siin väga lihtne ja progresseeruda selle võrra, kui palju sa ennast muutnud oled. Ja. Näiteks emotsioonidest on võimalik vabaneda, mõtetest võimalik täitsa lahti saada, polegi peas üldse. On võimalik teadvale tulla, kasutada oma intuitsiooni, inspiratsiooni, taipamist igapäevase töö vahendina. Ja nüüd siis, kui need on sul selgeks saadud, mis asjad need on. Ehk ma ei räägi nagu mõttest,
selle kohta, vaid ma räägin reaalsetest nähtustest. Need on vaja avastada ja võtta rakendusse. Ja. Nii et mina kasutan 5 keha süsteemi, mis on siis nii kaardiks kui kompassiks. Ja see on põhimõtteliselt hästi lihtne. See on nii lihtne, et igale ühel on see arusaadav. Ehk kui jätta kõrvale usk, et inimene on siis see bioloogiline osa või keha ja vaadata oma isikliku kogemuse järgi, siis võib öelda, et ükski inimene ei tunne ennast kehana. Ma ei koge, et ma olen need põlved näiteks, ma tean, mul on põlved ja nii edasi, eks ole, et ma ei ole valu, vaid mul on valu kuskil siin keha sees. Ehk siin on juba eristamine, igapäevane eristamine, mis toob välja selle, et ma ei tunne ennast kehana. Ma usun, et ma olen keha, aga ma ei tunne. Ja kui ei tunne, tähendab ei ole. Identiteeti pole. Ja sama ka emotsioonidega. Mõtetega on sama. Teadvusega on teen lugu ja tegeliku olemusega. Ja ongi 5 keha, eks ole, füüsiline keha, vitaalne ehk kõik see, mis sisaldab emotsioone, mentaalne ehk kõik see, mis on seotud mõtlemisega, teadvus, millel on siis 7 omadust, nimetan siis teadvustamine, eristamine, süvenemine, arusaamine. Arusaamine tähendab seda, et kui me sinuga räägime, siis mina saan sinust aru, sina saad minust aru. Et ei ole arusaamatust, vaid on arusaamine. Siis on taipamine, intuitsioon ja inspiratsioon. Ja see ei ole mõtlemine, millest ma räägin. See on vaikus, see tuleb kõik vaikuses. Ehk teadvus on vaikus. Ja peale vaikuse on siin veel olemasolu, ehk see, kellena ma tegelikult kogen, see on minu identiteet. Eelpool nimetatud osadega pole mitte kellelgi identiteeti. Ja ongi 5 erinevat osa, ehk need nimetatakse siis košadeks, ehk nagu kehadeks. Võib nimetada ka tasanditeks või dimensioonideks või nähtusteks, vahet ei ole, kus nimetame. Ja see on selline jämedakoeline orienteerumine, mis ma siin praegu välja tõin. Need kehad kunagi ei segune oma vahel, mõtted ei segune näiteks emotsioonidega, teadvus mitte kunagi kehaga, mõtetega, emotsioonidega. Et nad on alati täiesti eraldiseisvad. Täitsa eraldiseisvad üksused ja nende vahel toimuvad neile omased loodusseadused. Ainult neile omased näiteks. Ja? Nii et siit me saamegi nagu sellise struktuuri, 5 keha struktuuri, mida me siis ignorantsetena nimetame inimeseks. Ja? Et ja elame kõiki neid protsesse siis läbi ja pidades seda endaks ja eluks ja siin on tohutult palju segadust. Püüdes siis lõpuks mediteerima minna, et saada natukene rahu sellest segadusest, et see kõik nagu rahuneks ja siis tunda ennast nagu normaalsena. Mina arvan seda, et normaalsena peaks tundma ennast kogu aeg. Ja. Et kui seda niimoodi kuulates, see kõik on lihtne niimoodi, aga ja seda oli hästi palju, väga detailselt. Aga kui nüüd võtta inimene, kes nagu vaatab, kuuleb seda informatsiooni, mis on see, millest ta nagu, meil on siin küll nii jaamad praegu välja toodud, aga mis on see, millest ta näiteks selle jutu valguses praegu võiks nagu alustada? Mis oleks see praktiline asi, kuidas ta nagu saaks sellele pihta? No aga see, mida ta kuuleb, on juba tegelikult see kirjeldus, eks ole. Nüüd, kui ta kuuleb seda ja juurdab selle üle, võib-olla kuulab veel üle, hakkab otsima, vaatama, kas ikka on niimoodi, et ma ei ole mõte, kas ikka on nii, et ma ei ole emotsioon, kas tõesti emotsioon ei segune mõttega. No teeb oma eksperimendi, hakkab proovima, eks ole. Ja sealt hakkab talle siis see praktiline tegelikkus nagu järjest avanema. On ju nii. Ja nii see käibki. On ju. Ega see loengu lihtsalt kuulamine, informatsiooni sissevõtmine, vaata, kuidas tema vaatab, niimoodi vaatab, okei. Aga tegelikult emotsioone hoopis toodab see limbiline süsteem, eks ole, ja mõtted on meil ajutöö, eks ole. Ja mida sa avastasid? Mitte midagi, eks ole. Oled oma uskumuses kinni, eks ole. Ja nii edasi. See ei ole ju tõestatud, et inimese emotsioonid on ajuprodukt, nagu ka mõtlemine. Ei ole? No ei ole muidugi.
aga see on nii-öelda populaarteaduslik väide, mida kõik usuvad. Tõsi, teadus ei kinnita seda. Et siis oleks hea võib-olla alustada mingist, üks hea näide oli just see, et mõte ei ole emotsioon, et selle näiteks uurimisest ja... No ma pakuks veel lihtsama asja välja, et pane tähele, et sul on emotsioonid, pane tähele, et sul on mõtted, pane tähele, millal nad käivituvad, millistes olukordades, pane tähele, et sa ei mõtle ainult siis, kui sa oled koos teistega või sul pole emotsioone ainult siis, kui on teised, vaid sul on ka siis, kui sa üksinda oled. Pane tähele, et sinu mõtted paistavad sulle tegelikkusena. Vaata mõtetest läbi ja avasta siis see tegelikkus. Hakka küsima küsimusi enda käest, miks see on nii? Miks see on nii? Ma vihjasin juba mõned korrad, et kui sa paned tähele, et emotsioon kerkib ja suruta seejärel alla, eks ole, siis see on väga oluline selline võtmekoht, mis võimaldab sul aru saada, et sina ei ole emotsioon, mida sa alla surud ja avastad. Et sina oled see, kes teadvustab emotsiooni ja siit tuleb välja juba teadvustamise võime, siit tuleb juba eristamise võime ja sinu võime emotsiooni alla suruda. Ja kui sul on lihtsalt lollid mõtted peas, siis sa avastad, lollid mõtted peas. Aga kes on see, kes avastab lollid mõtted? Lollid mõtted ei ole avastatavad lollide mõtete poolt. Sina avastad siin ja kui siis küsida, kes see mina on siin, kes avastab, siis sa hakkad avastama enda teadvustamise võimet, enda teadvust. Nendes kuulad helisid pingsalt. Kes kuulab? Mõte kuulab, emotsioon kuulab või sina kuulad? Siin on juba nii palju vihjeid. Ja kes see rahuneda püüab? Kui paljud inimesed maailmas mediteerivad, et saavutada rahu, siis ega nad teilt rahu iseenda rahu ei saavuta. Nad praktiseerivad selleks, et rahuneksid maha emotsioonid ja mõtted ja et nad avastaksid enda loomulikku rahu. Aga arusaamine on täiesti diametraalselt vastupidine, eks ole. Rahustan ennast maha. Et see on nagu üle pea värvine, nagu kanasuled on ka veel peale, eks ole, mediteerida, siis kõik vajuvad alla, vajuvad niimoodi. Ja siis sa tunned, et kui hea on. Nagu liigutad on jälle kanasuled ja mesi ümberringi. Siis tärkab jälle kõik uuesti ellu ja läheb kõik sassi. Ja täpselt, see automatism hakkab tööle ja toodab sulle neid kannatusi, eks ole, neid probleeme. Küsimus oli selles, et sa ei ole rahulik. Iga inimese teadvus on absoluutselt rahulik ja neutraalne, objektiivne. Kogu probleem on tegelikult emotsionaal-mentaalsetes reaktsioonides. Need on need, mis on rahu. Aga need on kõik siis õpitud. Ja töötavad autopiloodil. Ja kui sa ei ole neid tundma õppinud, ei saa sa ka nendega teha midagi. Jah, selles valguses on tõesti, et enese uurimine, täitsa vältimatu, kui ennast nagu justkui uuri, et siis kõik jääbki avastamata ja mitte midagi tegelikult ei muutu. Loomulikult, ega näiteks kui su mõte usub, et sa saad sellega hakkama, siis sa pingutad ja tuleb välja, et ikkagi ei saanud hakkama. Ja siis kes see pettub selles? Su enda mõte jälle pettub. Ja sul tekivad vastavad emotsioonid. Aga sa ise, see, kes kogeb pettumust, nii kaua, kui see on nagu segane, kes sa ise oled, nii kaua on inimene alati hädas. Ja see häda ei lõppe äragi. Nii et enne suurmine on nagu, see on nagu A ja O, et sealt hakkab suur osa asju peale. Suurem osa või suurim osa. Ja siit me jõuamegi 5. niyama juurde, mis on siis Ishvara Pranidhana ehk Ishvara Pranidhana on üks keerulisemaid asju üldse. Ishvara Pranidhana tähendab Jumalale alistumist. Alistumise point nagu seisneb selles, et inimese teadvus, inimene ise on pingestunud seisundis. Ehk ta selleks, et ta saaks mõelda ja tunda emotsioone,
peab ta pingestuma samasse pingsuses, et nad avastada, et olla nendega kontaktis. Ehk kui ma maalin siia ette sellise pildi, et on olemas mingi, näiteks looduslik mingi pingsuse skaala alates 0 kuni 100, eks ole, ja siin skaalal kuskil on siis näiteks emotsioonid on pingeskaalal 60 ja mõtted näiteks seal 30 kuskil ja 0 on siis see Ishvara Pranidhana. Siis meie teadus on niivõrd paindlik, niivõrd kohanemise võimeline, just nimelt tema see häälestumise võime. Ja kui ta häälestub emotsioonidele pingile 60, siis ta ei häälestu pingile 30, kus on mõtted. Ja kui ta häälestub pingile 30, kus on mõtted, siis ta ei pingestu samal ajal pingile 60, kus on emotsioonid. Ja. Ehk tavaliselt muidugi inimesed nii suurt erinevust nagu ei avasta siin, sest see ümberhäälestumine käib hetkega. Sul on mõtted, sul on emotsioon, mõtted, emotsioon, ehk see ümberhäälestumine toimub momentaalselt. Näiteks vaatamiselt kuulamisele ümber lülitumine on alati seotud pingsuse muutusega. Sest see, mida sa näed, ei ole see, mida sa kuuled, ja täitsa 2 erinevat asja. Kui näiteks sa jääd kuulatama, mingit vaikset heli, eks ole, mis see kuulatamise ajal toimub, sa ju tegelikult ju häälestud ümber. Aga häälestumine on alati teadvustamise fookuse pingsuse muutus. Nii et meie teadvustamise fookus pingestub kogu aeg terve maailma, see on nagu selline nagu lõputu protsess ja seda niimoodi nagu tabada ei ole võimalik tegelikult. Nii sama lihtsalt, eks ole, sa pead avastama ja siis õppima seda reguleerima. Ja see on see põhjus, miks ei ole võimalik praktiseerida Ishvara Pranidhanat, mis on Jumalale alistumine. Jumalale alistumine tähendab seda, et sinu fookuse pingsus läheb 0. Kui teadvustamise pingsus läheb 0, sa ei teadvusta mitte midagi. Sest ei ole mitte ühtegi nähtust, mis oleks 0 või allpool 0. Kõik on pingestumine. Ja selleks, et pingestumisest veel paremini aru saada Ishvara Pranidhanast, tuleb aru saada, et kusagil meie lõputus universumis on absoluutne lõdvestus ehk 0 pinge. Tavaliselt kirjutatakse või kujutatakse seda ette sellise nagu ruumina, lõputu ruumina, milles asuvad aatomid, aine väiksemad osakesed, eks ole. Et see on see täiesti absoluutselt pingevaba ruum. Ja nüüd inimese olemus ja teadvus peab lõdvestuma samale tasandile, et alistuda Jumalale, mis tähendab siis samastuda selle pingevaba lõputusega. Ehk see ruum läbistab ju kogu mateeriat, eks ole. Kui sa vaatad ainult seda ruumi ehk häälestud selle vaatamisele, siis sa võid avastada, mitte ühtegi asja ei ole. On ainult lõputu ruum. Ja kui sa pingestud rohkem, siis hakkad avastama asju, mis asuvad ka selles ruumis. Ehk ega asjad ju ruumi välja ei tõrju. Sest asjad ju koosnevad aatomitest ja aatomite vahel on distantsid ja aatomi eneseehituses on ruumi vahel ja nii edasi, eks ole. Ehk see on selline fundamentaalne ruum ehk Ishvara. Ja nüüd Ishvara Pranidhana niisiis kokkuvõttelt tähendab seda, et sa pead õppima lõdvestuma. Aga teadvuse tasandil, olemasolu tasandil. Aga kui inimesed ei teagi, mis asi on teadvus, mis asi on olemasolu tasand, seda lõdvestavad füüsilist keha näiteks. Ja mõtteid ei oska keegi lõdvestada näiteks või emotsioone ja näiteks kas või helide kuulamist või vaatamist ja kõiki neid nähtuseid, millele käib automaatne pingestumine. Nii et Ishvara Pranidhana on selles valguses kõige keerulisem protsess. Ja selles mõttes on teadvustamisfookus nagu üli selline, ma ütleksin, nagu super üli tööriist, mis nagu häälestub hetkega erinevatelt nähtustelt teistele nähtustele. Ja on selline nagu, ainuke meie ja maailma vaheline kontakt muuseas
on võimalik läbi teadvustamise fookuse, vastasel juhul meil kontakt puudub lihtsalt. Nii et selles mõttes on inimene, mütsi maha nagu unikaalne. Aga see on nii tavaline, et keegi ei leia nagu seda unikaalsust sealt üles ja veel vähem oskab teadlikult kasutada. Just vaatasin seda, et kõik kasutame seda igapäevaselt, aga ei pane üldse sellist unikaalsust nagu tähele ja mis me nagu veel märkasin on see, et kui me inimestena nagu peame oma füüsilist keha hästi oluliseks, mis on oluline, kogu aeg mõtleme, kogu aeg kogeme emotsioone, siis me nagu olemegi ainult nagu nendes sagedustes. Ja kui nüüd vaadata seda, et Jumal asub nagu seal teisel pool otsas ja alistumine talle on seal, kus nagu pinget ei ole, siis selles valguses võib seda teed nagu ühest otsast teise vaadatagi nagu Ishvarananda teadmiste teed või jooga teed või seda, kuidas ma nagu liigungi siit nagu sellest sagedusest, mida ma kasutan nagu sinna teise otsa, kus ma avastan nagu. No võib öelda ka teise otsa, aga võib öelda, et see otsa on sinu käes. Eks see null oled sa ise. Et pigem sa pingestud alati väljapoole, ehk objektid on kõik väljapoole, kui on isegi seespool. Nii et see suhe eksisteerib ainult üks subjekte lõputu hulk objekte sinu ümber, see on nagu fundamentaalne teadmine. Ja sa puudutad kõik need objekte oma teadvustamise fookusega. Nii et point on selles, et lase lahti, too fookus endale tagasi ja lõdvesta. Aga kes oskab ennast lõdvestada, kui ta isegi ei tea, kes ta on. Ja siis, kui sa lõdvestad, siis sa satud piltlikult null tasandile ja seda nimetatakse samadhi seisund. Ja see on üks oluline saavutus. Sellega saavutatakse siis nii-öelda kogu eksistentsiaalsuse põhi, nagu algus. Sest ma korra kirjeldan, et vaatasin mitukümmend miljardit aastat tagasi, kes suur pauk nagu räägitakse, eks ole, siis maailm tekkis. Ma loodan, et ühelgi kuulajal ei ole sellist arusaamist, et see oli kunagi ammu. Tegelikult on see ka praegu siin. Sest kogu see mateeria ja energia on pärit kõik ainult ühest kohast, eks ole. Ja Ishvara Pranidhana tähendab selle koha ülesleidmist, kus see juhtus. No mitte geograafiliselt, vaid samastuda selle kohaga, et olla seisundis enne suurt pauku, mis on see absoluutne nii-öelda monistlik seisund, kus puuduvad kõik need peale suurt pauku tekkinud killud, eks ole. Kõik need maailmad ja energiat ja planeedid ja galaktikad ja muu selline. Et see on nagu teistsugune kirjeldus sellele, mis on Ishvara Pranidhana. See kõlab täitsa uskumatult. Kõlab palju asju uskumatult võib-olla. Ja nagu ma ütlesin, see on medali üks pool. Ehk sidad realiseerisid ennast sellena, said selleks ja siis nad tulid tagasi. Ehk nad ei kadunud ära kuskile, vaid nad elasid oma tavalist elu edasi ja uurisid nüüd väljendunud loodust, mis on siis selle suure paugu tagajärg. Ja avastasid siis neid seaduspärasusi, mis on tegelikult selle Jumala ehk selle suure paugu eelse seisundi välja paiskunud teadmine ja energia. Ja see on siis see Jumala väljapaistev osa. Ehk Ishvara on väljapaistmatu osa nagu staatika. Nii et tema väljendus on täis ju Jumala teadmist. Nii et nad tulevad tagasi ja õpivad tundma seda kõike nagu medali teist poolt. Või tulid või kuidas öelda, jah. Et me inimestena oleme ka kõik sealt pärit. Ja me oleme samast ainest kõik. Ega seda ainet mujalt ei ole tulnud. Linnud on ka samast ainest. Et kõik, mis eksisteerib? Absoluutselt kõik. Ei ole mingit muud allikat. Ainult üks. Ja jooga antud kontekstis ongi selle kõige tundma õppimine. Jah, ütleks niimoodi, et hakates niimoodi segadusest peale kuskilt, eks ole, hakkab seda selgitama, välja selgitama, välja setitama, hakkab aru saama süsteemist, süveneb, kuni siis
alguseni välja, siis tuleb alguses tagasi, aga see on jooga, vaid see on juba sidanta, eks ole, sidade õpetus. Väga hea. Võtame vahepeal osalejatelt tulnud küsimusi. Võtame, jah. Et küsimus on siis selline, kas need kvaliteedid on ühtlasi ka tegevusjärjekord ehk need jaamad, mis me siis ette lugesime, et kas see peaks siis, ilmselt on siin küsitud seda, et kas need on siis selles järjestuses? Neid võib kasutada täiesti läbisigi, vastavalt vajadusele, aga see peaks olema teatud kord, et muidu vastasel juhul tekib seal ka segadus. Et mõtleme, mida ma praegu kasutan, kas siis Varaprendanat või hoopis tapast või hoopis eneseuurimist, mis on. Eneseuurimine käib alati, eks ole, asja juurde, sest näiteks kui sa ei teadvusta, et sa peaksid mitte kasutama näiteks agressiivsust, siis sa pead selle avastama. Aga see on juba enese avastamine. Ja kui sa nüüd tahad tapast rakendada, siis sa pead aru saama, et aha, selle ma avastasin, et ma ei rakenda seda. Et nad kõik need osad nagu täiendavad teineteist. Ishvara Pranidhana on võib-olla siis viimane, mida tasub nagu sinna lõpupoole jätta, kui need esimesed astmed on läbi ja pilt hakkab selgeks saama ja tapast on juba tehtud ja vabastamised on toimunud, eks ole. On kergemaks läinud, pole neid automatisme enam. Kas siin on ju vaja ka õpetajat? Ja, õpetajat on kindlasti vaja, sest ilma õpetajat ei saa. Raamatud ei aita siin nagu lõpuni, kui just jälle eriti terav pliiats, eks ole, inimene, kes nagu loeb raamatust ja saab täpselt aru, see on mul see, see on mul see, see on mul see. Ehk ta juba tegelikult õpib ja saab aru, et raamat räägib temast. Ta leiab need vastavused, ehk tal on hea arusaamise võime. Aga väga sagedasti inimesed lihtsalt loevad raamatu läbi ja midagi jääb meelde. Ehk tegelikult ei olegi vaja palju lugeda, on vaja jõuda ühe arusaamiseni, mida sa saad rakendada ja jätkata selle rakendamisega. Sest info omandamine ei muuda veel mitte midagi. Välja arvatud, et saab võib-olla lobiseda või mõelda kuidagi targalt. Aga info rakendamine on alati mingi üks teadmine ja selle rakendamine, selle integreerimine. Üks korraga näiteks. Aga neid saab siin nagu hästi mõnusalt niimoodi integreerida. Ja kui kõik ei saa, siis mõnda ikka saab. Ühe kaupa, eks ole. Aga mis on see õpetaja roll siis? Minul on ainult kogemus õpilasena olles, et... Vaata, õpilasel tekivad küsimused. On ju nii? Ebakindlused. Siis ta on vahest peataolekus, eks ole, siis ta ei taha enam praktiseerida, eks ole, sest mõistus ütleb talle või emotsioonid, et ta ei ole võimeline tegema ja ta on paha ja nii edasi, see on tema jaoks ja siis keegi peab talle seda tõde taas näitama, eks ole, et teda niimoodi nagu hoida, et ta jupuks ära oma karmasse sinna. Nii et, ja muidugi juhendamine, eks ole, sest näiteks seesama teema, millest me siin räägime, sellest võib täiesti vildakalt aru saada, eks ole, ja siis on vaja nagu täpsustada, kas siis läbi seletuse või siis välja tuues konkreetsed protsessid ja näidata näpuga, et vaata see, mis sa praegu teed, on just see. Või see, mis praegu sinuga toimub, on see, et sa tahad seda teha, aga sa mentaalselt ei luba sellel toimuda ja see ei ole tapas. Lase mõttest lahti ja lihtsalt teadvusta seda. Raamatutes pole selliseid juhendeid. Aga kas õpetaja on ainult füüsiline? Õpetaja printsiip. Ma räägin nüüd sellest õpetajast, kes annab taipamise ja loob ka arusaamise, kes on nagu teadvuse tasandil. See on universaalne printsiip. Ja see printsiip töötab kõikide jaoks. Isegi koerad, linnud, loomad ja nii edasi, eks ole. On selle printsiibi pealt toetatud ka inimesed muidugi. Kui sa tabad ära, et see on õpetaja, siis see on okei. Aga samas vahest on selle õpetaja rollis hoopis mõni teemonlik jõud, kes osistab sulle kõrva, et tee seda, tee toda, eks ole. Ja siis ma usun päris palju inimesi, kes on nagu kuulamas, keegi juhendab neid. Ja siis nad on nagu robotid, eks ole, et on oma taipamise võime, oma
ratsionaalsuse nagu minetanud ja on siis nagu see, need nukud tead. Marionetid, jah. Ja peavad seda veel Jumala ühendamiseks. Sellega peab väga ettevaatlik olema. Jumal räägib inimesega läbi taipamise. Sa taipasid midagi, see on see, okei. Ikka õpetaja. No, see globaalne õpetaja on Jumal. Ega siin teist kedagi ei ole. Ja kui on mõni selline õpetaja, kes on Jumalaga selle koha peal, nagu sina peal, eks ole, ehk ta on võimeline sind juhendama, nii nagu Jumal juhendab, eks ole, siis selle inimese kohta öeldakse, et ta on guru, ta väljendab kõikjal olevat teadmist, ehk on siis satguru, ehk nagu siis õpetajate õpetaja. Ja. Nii et õpetajad on igasuguseid, on ju mentaalsed õpetajad, kes on midagi meelde jätnud ja juhendavad teisi selle informatsiooni järgi, mis neil meeles on. Ja mina nimetan neid teoreetiliseks või teoreetikuteks, aga see on alati probleem selles, et teoreetik ei saa aidata, kui on praktiline probleem. Siin saab aidata ainult see õpetaja, kes on nagu päris või nagu mitte teoreetik, vaid kes valdab teadmist, kes loeb seda õhust. Ehk keegi, kes on siis nagu selle tee läbinud ja kelle õpilane siis saab nagu järgi minna mööda seda praktilist teed. Ja see tuleb aja jooksul välja, et millise õpetaja juures sa oled, kas ta on tee läbi käinud, eks ole, või ta on nii-öelda ise hakanud. Jah. Nii, järgmine küsimus. Kuidas sa said teada, et sa oled vaimne õpetaja? Kuidas see avaldus? Kuidas sa sellega kohanesid? Ma sain teada sellest läbi selle, kui on paluti kunagi rääkida natuke nendest asjadest, mida ma tean, mida ma olin kogenud, selleks väike joogagrupp selline, kus enne seda ma praktiseerisin ainult üksinda, tegin ise neid praktikaid ja siis nende inimeste suud olid lahti, kui nad kuulasid, mis ma rääkisin. Kinni ei läinudki. Ja siis sealt see algaski niimoodi. Aga ma nagu ei pea ennast mingiks vaimseks õpetajaks, et ma ei tunne seda, et ma olen õpetaja, kuigi õpilased on. Ehk ma ütleks niimoodi, et ma toon ühe näite, et paar aastat tagasi käisin Mad Baba. Mad Baba on siis Satpranand Kuvaladuts, kes on siis ülikõrge rangiga sidajoogi. Ta on ühe liini hoidja. Mis ta on siis mitte Marpa, vaid Tilopa jooga liini hoidja. See tähendab, et ta on selle meister. Meister tähendab, ta valdab seda kõike. Siis ta tuli ükskord siia Lilluargu siis mõni aasta tagasi ja kuidas ta tuli, ta kuulis Indias, et siin käib mingisugune valge Ishvarananda oma valgete õpilastega siin kolavad templites siin, eks ole, et siuke jutud Indias liiguvad niimoodi. Ja siis ta ütles, et kui ta kuulis nime Ishvarananda, et siis ka südames käis soojus läbi niimoodi. Ja siis keegi kutsutas siia Eestisse ja siis tuli jutuks, et nad teavad, kus elab Ishvarananda. Ja siis sõitsid siia spetsiaalselt ja siis ta tuleb ja siuke, mulle siia maani, eks ole, siuke, nagu joogi, eks ole, Tiibeti joogi, siuke kolmar kaasas ja kõrvarõngad ja siuke agoorimärgid ja siuke, õige mees ikka. Et õiged mehi on väga vähe teinud järgi jäänud. Ja tuleb ja siis vaatab, vau! Kallistasime ja teretasime ja pärast ajasime siis koolima seal saalis juttu ja siis ta räägib oma kogemusest, et ta kujutas juba ette, nii Ishvarananda, oranžis kõik ja nagu Shivale pühendunud, eks ole.
ja kõik siuksed maalad ja tead, siuksed viled ja värgid küljes ja siis tuleb vastu mingi teksadega, mingisugune fliis on seljas, eks ole, naeratab, et vau. Nii et no see, miks ma selle loo rääkisin lihtsalt sellepärast, et noh, kui ma oleksin Indias, siis ma võib-olla näeksin välja teistmoodi, võib-olla nagu mitte Swami. Swami on lihtsalt õpetlane, eks ole, kes tunneb veedasid, sidad ja joogid on nagu teine rang, eks ole, nagu teine klass, eks ole, aga ma näeksin ilmselt siis nagu rohkem joogi moodi välja, sest ma ise ei pea nagu oluliseks näiteks rõhutada riietust ja selliseid asju, mis on näiteks õpetaja valikul vahest inimeste seas väga otsustavad. Ja. Kui on vaja, ma panen lipsu ette, panen triiksärgi ette, panen pintsaku selga, lähen kuhugi loengut pidama näiteks või nii edasi või kui siin olen õpilaste seas, see on umbes niimoodi, eks ole. Jah, või kui tulen saunast, on lihtsalt rätik ümber ja me ajame õpilastega juttu terrassi peal, nii et mul nagu pole suurt vahet. Need on kõik välised rekvisiidid, sest muutus käib ju seespool, eks ole, siin sees tegelikult toimub see kõik. Ja kui nüüd tagasi tulla, kuidas ma sain vaimseks õpetajaks, nii selliselt on kujunenud. See kujunes niimoodi, et ma ei tahtnud seda, samas ka ei puninud vastu. See kuidagi on loomulikult kujunenud, täiesti loomulikult. Ja õpilasi on kogu aeg olnud. Ja ühed tulevad, jäävad, ühed tulevad, lähevad minema. Sest vaata, kui sa tuled nagu õpetaja juurde, siis vaata suur ego ei pea vastu ju. Sest see, mida õpetaja näeb õpilases, on kohe tema ego. Ja sealt hakkab muredamine peale, sest ego on peamine takistus tegelikult. Kas vaimsel teel või arenguteel. Aga osadele see ei meeldi. Nii et on nagu on, eks ole. Nende inimeste jaoks on ilmselt see teekond lõppenud, sest nad ei saa oma egost lahti kuidagi lastud. Ja jah, niimoodi see on kujunenud ja need teadmised ma olen õpetanud juba väga ammu, ma arvan, 30 aastat uuris äkki inimestele, praktika on väga suur, väga lai igast vaimsest valdkonnast, tänu sellest ma olen praktik, mitte teoreetik. Samas olen ma ju ka pereinimene, mul on lapsed, ma ei ole mingi erak, ma olen nagu, võtaks nagu normaalne. Võib-olla liiga tavaline, aga kui käin, siis hõljun maapinna peal. Selline nagu õige inimene peab olema. Võib-olla küll. Kuidas leida õpetaja? Tead, selle kohta on üks selline hea väljaütlemine, et kui õpilane valmis, siis õpetaja tuleb. Ma olen täiendanud seda. Kui õpilane valmis, õpetaja tuleb, aga õpilane ei tunne teda ära. Ja läheb minema. Kas õpetaja tuleb siis uuesti? Ei tea, ei pruugi. Õpetajal on tegelikult nagu, ma ütleks niimoodi, et ma jälle pean kasutama kahjuks seda sõna, et õigel õpetajal on kaunis ükskõik. Kas õpilane tuleb ja jääb või tuleb ja läheb. Ta nagu ei põe seda, sest tal on juba võrdne suhtumine. Ta saab aru, et selle inimese karma ei võimaldanud tal minna siit edasi, sest tema ego nagu punnib vastu, eks ole. Ta peab midagi muud veel tegema oma elus, et see osa ära mureneks. Ehk õpetajatel on see arusaam nagu praktiliselt täiesti selge, eks ole, et nad ei põe seda, et issand läks jälle ära, eks ole. Nii et mis ma siis veel võiks öelda, et ma olen eluga kursis. Sest paljud õpetajad on mungad. Swamid näiteks on kõik mungad, kui nad Indiast tulevad ja nad suurt pereelust nagu ei tea ja nendest probleemidest, mis seal on.
ja nii edasi, aga noh, ma olen nagu selles mõttes ka kogenud, et kõik inimkannatused ja probleemid on ka enda läbi elatud ja lahendused leidnud ja ega ma midagi muud inimestele ei õpetagi kui praktilist teadmist ja kogemust, kuidas saada paremaks inimeseks. Aga see õpetaja leidmine, kas see on leidmine, no aga see ongi nii, et noh, tuleb, vaatab, meeldib, ei meeldi, mille järgi õpilane nagu valib õpetajat. Noh, palju ta talle peale nagu läheb, eks ole. Kui õpetaja on kaval õpilase suhtes, siis ta teeb ennast meeldivaks ja õpilane jääb. Kui ta kaval ei ole, siis on nii jama. Ja kui ta tahab kohe õpilast proovile panna, siis ta korraldab tema egole korraliku transvaali. Et vaadata, kas ta nagu on vääriline või ei ole üldse, eks ole, kas temaga tasub jännata või ei tasu, sest õpilastega jändamine on tegelikult, ta on pidurdav. Ehk kui õpetaja areneb ise ka edasi, eks ole, ta ei saa, nagu eriti palju on õpilane, siis ta ei saa ju oma praktikaid teha ja oma edenemist, kui kogu aeg on tal õpilased sabas, eks ole, või hoiavad jalgadest kinni või on nagu raskused õlgade peal, eks ole. nii et siin on ka omad sellised õpetaja probleemid, eks ole. Aga teate, no ma ei tea, vaadake need õpetajaid ja vaadake, mida nad teile õpetavad, mida, kas mingit asendusteemat, millega asendada või pühendavad teid otse teadmistesse, mida saate kohe rakendada koheste tulemustega, lollitavad teid, korjavad teid ainult raha, eks ole, lõbustavad teid näiteks ja midagi eriti ei õpeta. Usute nende välimust näiteks või turbanit või ma tea, maalasid ja mingist rekvisiite, eks ole. Vaadake ratsionaalselt, kas te saate reaalselt abi või ei saa. Kindlasti tuleb meeles pidada seda, et elu raskusid ületada tantsu ja lauluga ei ole võimalik. See on ainult ajutine. Kui hakkab tekkima vaimne egoism, siis on vaja kiiresti õpetajat vahetada ja vahetada mentaliteeti, sest vaimne egoism ei ole sugugi parem kui tavaline egoism. Ja vaimne egoism on see, et mina olen nii puhas, ma olen siin laulan mantraid ja ma olen niisugune nagu hõljun ja armastus ja kui see on keegi nagu paneb kahtlusele näiteks, siis sa kohe ründad teda, et kohe solvud võib-olla selle peale ja või ma ei tea, saad vihaseks ta peale, et see on vaimne egoism. Vast oli arusaadav, ma arvan, et mis on, et nii-öelda need vaimsed inimesed kaitsevad ennast teiste eest ja vahest väga agressiivselt. Tegelikult õiges suunas toimunud areng ei tekitagi selliseid konflikte. Neid lihtsalt ei ole olemas. Ja et hoidke oma silmad kõrvad lahti ja vaadake, mida see õpetaja teile õpetab. Kas sellest on elus kasu midagi või ei ole. Ja kui see aitab elu paremaks teha ja su elu lähebki paremaks ilma selle vaimse egoismita, siis ongi õige õpetaja. Et üks asi on siis võib-olla ka see, et see, mis ta õpetab, see peab olema praktiliselt rakendatav. Absoluutselt. Kõik nii-öelda joogalikud või siis sidade traditsioonist tulevad õpetused on rakendatavad. Ja neil on kohesed tulemused, kui need on selgeks õpitud. Mitte, et sa pead seal aastaid praktiseerima, siis võib olla midagi. See hakkab kohe tööle. Muidugi ettevalmistuse periood või pikem olla just see segaduse pärast ja orienteerimatuse pärast. Aga kui tehnoloogia on käes, siis see töötab alati kohe, sest see on praktiline. Järgmine küsimus on, et millise õpilasega tasub jännata? Vaata, õpilane peab ise olema huvitatud oma arengust. Ta peab olema ka praktik. Ta peab aru saama, et kui ta armastab mokalaata teha ja lõbu, eks ole, siis see ei ole praktika. Ta peab olema nagu, ta peab võtma tõsiselt seda,
mida ta tahab ja rakendama tõsiselt seda, mida ta saab. Ta peab olema ise huvitatud. Kui ta on ise huvitatud, siis on tasub temaga jännata. Ja. Aga kui teda on vaja, nagu ma tea, küsida, millal sa viimati issa, ma unustasin ära, tead, mul olid muud kiired asjad, et siis ei tasu midagi üldse jännata. Nad ei võta tõsiselt seda teemat. Nad peavad veel elama läbi palju kannatusi, et nagu muutuda tõsiseks elu suhtes. Kuidas päris sida ära tunda? Ei tunnegi. Ei olegi võimalik? Tavaline inimene ei tunne. Sida võib välja paista nagu täiesti tavaline inimene. Mitte midagi erilist. Sida tunneb küll sida ära. aga tavaline inimene tunne. Palun räägi vaimse nime mõjust inimesele ja kuidas vaimne nimi saadakse? Vaimne nimi antakse läbi pühenduse. See tähendab, sind pühendatakse sellesse nimesse ja see nimi kajastab mingit konkreetset loodusjõudu. Eks sind pühendatakse läbi selle nime sellesse loodusjõudu, kes siis aitab ja toetab sind. Nüüd see on selline rituaal. Erinevates traditsioonides ma kujutan, et on mingid erinevad asjad, näiteks kui poisid saavad seal ma tea, täiskasvanu ikka, nendega tehakse mingid trianglid seal, eks ole, mingid mänge, sõda ja ma tea, lõigatakse ees nahke ja võib-olla veel midagi, eks ole. Ja võib-olla on tüdrukutega samamoodi, ma ei tea. Mingid rituaalid, eks ole. Aga vaimne nimi siis, seda antakse erinevatel viisidel. Et Indias näiteks antakse tüüpiliselt niimoodi, et valitakse kuskilt sealt jumalannate listist, mis algab sinu enda eesnime esimese tähega. Ja siis käib sedapidi, eks ole. Kui mina olen vaimselt nimesid andnud, siis ma olen rohkem vaadanud, et milline loodusjõud on sellele inimesele nagu omasem, millega tal on juba kontakt, aga väga nõrk. Üldiselt ma olen väga arva nimesid. Ja nime mõju on siis vastavalt siis sellele loodusjõule, eks ole, kui see on tehtud sisuliselt. Kui see on formaalne, siis sa võid oma vaimse nimega kekutada omasugustes seas ja tunda ennast teise persoonina, aga samas see kasvatab ainult sinu vaimset tegu, eks ole. Eks sul ei ole kontakti selle loodusjõuga, see on lihtsalt siuke uus imidž, nagu öeldakse. See on täitsa, see mõttetu mäng, eks ole. Aga kui sidade juurde tulla, siis nagu ma ütlesin siin alguses, siis sidad võtsid endale nimesid ise. See tähendab, et nad võtsid nime selleks, et saavutada see nimi, saavutada see loodusjõud. Saavutada tähendab saada see enda omaks. Piltlikult. Ja, kui sa, ma toon sellise labase näite, et kui sa võtad endale vaimse nime Muri näiteks, ja siis pead silmas seda kodutut koera seal, kes on metsik. Siis kui sa oled selle nime omandanud, siis see koer on sul tatsa, see on kõige parem sinu sõber, eks ole, nagu sinu kaaslane. Ja kui sa selle Muri said, siis sa vahetad selle nime mõne teise asja vastu, võib-olla metsiku kassi Ants vastu. Piltlikult, ja nii edasi. Nii et sidade jaoks oli nagu tähis, eks ole, nagu post paad püsti ja lähed selle poole ja saavutad selle, ja siis vahetad. Enamus sidasid on vahetanud väga palju erinevaid nimesid. Et kui inimene, tegelik mina on nagu 0, siis tal on mingisugune vaimne nimi. Kuidas see tema juurde tuleb või kuidas see kujunenud siis on? Ja samasugusel viisil. Ehk kui nad saavutavad seal selle 0, eks ole, ehk täiuslikkuse ja tulevad tagasi, siis antakse need nimesid, eks ole, või võetakse need nimesid ja ka ühele poole, teise poole liikumisel. Need on nagu vaata, sillal on käsipuu, eks ole, et paned käsipuu maha ja lähed mööda siis sinna poole, eks ole, jõuad kohale ja saavutad selle, siis vahetad nime jälle. Et see on
nagu no palun üks bussipilet Vändrasse näiteks on, noh, ostad pileti, eks ole, sõidad Vändrasse ja kui su nimi on Vändras, sõidad Vändrasse, oled Vändras. Sealt elad Vändras natuke, võtad bussipileti Tallinnasse näiteks. Näed, elad Tallinnas. Et aga noh, tegelikult minal endal siis see on nimetu, jah. See on nimetu. Nimetu, jah. Ega kõik need nimed on inimeste poolt antud tegelikult, eks ole, sest looduses selliseid nimesid nagu ei ole. Kuid traditsiooniliselt on loodust nii palju uuritud sidade ja joogide poolt ja rishide poolt, et need nimed, mis on antud erinevatele loodusjõududele, klapivad nende loodusjõududega kokku nagu vibratsiooniliselt, seetõttu ka peetakse sanskriti või tamili keelt väga oluliseks. Eesti keeles on ka palju selliseid sõnu, mis nagu matchivad nagu täpselt loodusjõuga kokku. Et kasutada seda sõna, aktiveerub see loodusjõud. Aga suurem osa keeltest on nagu täiesti tühi, sellest need ühendusi ei ole seal, need on kadunud kõik. Tühjad keeled. Mida soovitaks Ingvar lugeda näiteks, et veel süveneda tänasel webinaris mainitud teemades? Lugege ise ennast. Eneseuurimine. Svadaja. Jah, Svadaja. See on kõige parem raamat. Ma pean häbiga tunnistama, et ma olen aastaid saanud raamatuid lugeda. No lihtsalt pole mahti, on põnevaid raamatuid ja lihtsalt pole aega. Aga sest no, ma kompenseerin seda sellega, et ma loen siit samast toimuvad asja. Kui võtan kasutusele eneseuurimise ja avastan halvad mõtted ja emotsioonid, mis edasi? No siis lihtsalt ära kasuta neid. On võimalik ka luua nende vastand. Näiteks halvadele mõtetele on võimalik luua vastand mõte, mis on positiivne. Ja emotsiooni ära lihtsalt kasuta. Oota lihtsalt, millal ta vaibub. See on ka üks meetod. Kui inimene on kuulnud midagi teadliku muutuse kunstist ehk TMK-st, siis seal ma õpetan spetsiaalselt nii 5 keha ehitust ehk seda, kuidas sa saad orienteeruda koos kogemustega oma sisemaailmas ja õpetan ka, kuidas vabaneda emotsioonidest. Vabanemine ei ole ignoreerimine, allasurumine ja ma ei tea, mis veel, see on selle unikaalne viis, mille tulemusena sa saad emotsioonist lahti. No täitsa lahti kohe, eks ole, teda nagu enam ei tule samas olukorras esile. Ja samas õpetan ka vabanema halbadest mõtetest. Ja see vabanemine tähendab seda, et need ei ole sul isegi mälus enam pärast. Eks sa ei mäletagi, sest nad on vabastatud, nagu ära läinud, neid pole. Aga seda peab õppima kursusel, jah. Aga tava mõttes, jah, nagu ma soovitsin. Ehk siis, kui need emotsioone ja mõtteid nagu enam niimoodi üles ei kerki, siis kas seal on ka see, et siis ma justkui ei kasuta enam seda sagedust ja siis ma jõuan lähemale nagu sinna, Ishvara Pranidhana, see, mis me ennem rääkisime, sinna, mis on nagu mitte enam. No sinna veel aega, eks ole, eks see, mis juhtub, on see, et sul ei ole lihtsalt enam halbu mõtteid, sul enam halbu emotsioone, neid pole lihtsalt, sa muutud paremaks inimeseks. Ja kui sa oled parem inimene, siis sa mõtled paremini, tegutsed paremini, suhtud paremini, su elu läheb paremaks. Sest vahest inimesed mõtlevad, vaimsed inimesed, need on sellised imelikud, et söövad ainult juurikaid ja on kogu aeg vaesuses ja rändavad ringi punktist A punkti B, teevad mingid kummalisi harjutusi, mediteerivad ja mingit sellised jura, eks ole. Tegelikult ma ei tea, kust see on tulnud. Selline image. Mina jaoks on see täiesti võõras. Mina vaatan asja täitsa teistmoodi, et kui inimene saab nagu paremaks ja arukamaks, siis ta elu peab ka paremaks minema. Tal peab olema majanduslikult kõik korras, eks ole, ta suudab seda korda nüüd ajada. Tema elu peab olema normaalne, ta ei pea mediteerima kusagil koopas või nagu, ma tea, imelik välja nägema, eks ole. Ta võib olla täitsa normaalne, nagu heal järel olev inimene. Sest see, mis toimub sinu sees, see peegeldub kohe väljaspool. Kui sinu sisemus on korda saanud, läheb ka sinu väline maailm korda. Ja see on tunnus tegelikult, et sa oled nagu õigesti vaimsel teel. Kui sul on seal ainult mingid probleemid ja sa oled väga kõvasti pingutad vaimsel teel, sul on midagi täiesti valesti seal. Nii et sidade traditsioon põhineb arukuse kasutamisel. Aga
arukas inimene on alati võimeline orienteeruma ja midagi ette võtma oma eluga, on ju, muutes selle paremaks, sest kui on pidevalt puudus, no kuidas sa saad siis tegeleda vaimsete praktikatega, kui sul kõht koriseb kogu aeg näiteks või katus tilgub või laps karjub teises toas, et tal on kõhti. No kuidas sa saad? Sa ei saa seda teha. On ju nii. Nii et sul peab olema ka elukorras ja see on üks väga oluline kriteerium tegelikult. Luua nagu endale keskkond, mis võimaldab. Kõigepealt muuda iseennast ja siis selle läbi hakkab muutuma keskkond. Ja siit tulebki alustada. Ja kui sa siit oled alustanud, siis siit lähed järjest edasi. Hakkad aru saama, et elu läheb paremaks, siis võtad järgmised sammud. On ju? On ju? Sest ei ole vaja kõike nagu segi ajada, eks ole. Hakka sealt peale, kus sul probleem on. See ongi õige koht. Ja. Kas võiks Tapast seletada igapäeva elu mõistes, et mille alusel teen valiku, kus Tapasega alustada, kas sellest, mis kõige rohkem häirib? Ja, miks mitte? Loomulikult see, mida sa oled ise avastanud ja millest sa tahad lahti saada. Sealt ongi vaja alustada. Justkui täpselt see, mis nina ees on, siis hakkagi sellest peale. Just nimelt, ega midagi erilist ei ole vaja. Ja, kui tahad erilist saada, siis aeg elata aja pole siiski ühe sõrme peal. Tundi aega. Kas saaks veel natukene lähemalt seletada rahulolu saavutamist nii jaamade mõistes? Kuidas püsida selles? Rahulolu on tulemus. See on puhastumise tulemus. Ehk kui rahulolematust enam ei ole, see on välja juuritud, siis ei saa ju rahulolematu olla. On nii? Kõlab loogiliselt, jah? Jah, aga väga sagedasti summutatakse enda rahulolematus, tehakse nägu, et teda ei ole ja püüakse see läbi siis saavutada rahulolu. See ei ole võimalik. Sellest peab ikka päris lahti saama. On nii? Et nagu põgeneda põhimõtteliselt ja ära peita midagi. Kuhu sa põgened enda eest? Oma sisemaailmast. Sa lähed teise riiki, sa võtad teise naise võib-olla, lähed metsa võib-olla, issand, kui rahulik ma olen üksinda nüüd siin maja, mediteerin siin. Kui rahulik, eks ole. Järgmine päev, järgmine õhtu või järgmine päev hakkad tulla mõtted huvida, mida nad seal teevad. Tahaks elud saada. Huvitav, kas ma mediteerin õigesti. Su enda mõtted tegelikult hakkavad juba siit üles keerama, eks ole, kogu seda staffi, mis su sees on. See tuleb väga tuttav ette. No muidugi. Ja kõhklused, kahtlused ja sund ja puhkaks veel. Ei, lubasin kell 5 hommikul üles hakka mediteerima. Õhtu mõtled, kurat, jälle kell 5 hommikul üles, ma ei taha. No kes see ruineerib siin? Kedagi teist ei ole, see oma sisemaailm. Ja loogika ütleb seda, et nii kaua, kui see jama siin sees elab, eks ole, nii kaua sa oled kogu aeg jamas. Ja puhastas jama välja, saa sellest täielikult lahti ja siis sul seda enam ei ole. Väga lihtne. Ja. Mis on sinu enda teel kõige keerulisem olnud ületada? Minu teel on päris palju keerukusi olnud, sest ma olen pioneer. Selles mõttes, et ma olen läinud ees. Ehk mul ei ole olnud sellist füüsilist õpetajat. No sellist tõsiselt võetavat õpetajat. Et minu õpetaja on olnud see sama universaalne Sadhguru, eks ole. Ja minu tee on selles mõttes olnud nagu alati nagu kogu aeg tundmatus. Ehk tundmatu on kogu aeg mul otsa vahtinud. Ja kunagi ei tea, kas sa astud ja kas see kannab, eks ole. Et ma olen kogu aeg läinud nagu pioneer, nagu avastanud nagu tundmatut, saanud teada, mis on kontrollinud, praktiseerinud, saanud tulemusi ja see on see sama asi, mida ma õpetan teistele. Ja. Nii et see on läbi käidud kontrollitud tee, mida ma õpetan. Ja no ma ei tea, kas see raske oli, aga ma ei nimetaks seda kui raskust. Raskust tähendaks minu jaoks nagu mingid kannatusi, eks ole. Aga aega võttis küll palju. Ja. Sellist nagu pusimist ja enese uurimist on ikka meeletult palju olnud. Aga ma nagu ei tunne, et see oleks midagi halba olnud või kuidagi siuke nagu mis on küll nagu
mingi raske moment on olnud, on näiteks pere juures, eks ole, et kui lapsed olid väiksed ja siis oli vaja sinna asju ehitada ja õpilastega toimetada sinna, siis need kaks asja käisid väga raskelt teisega kokku. Ja siis oli juba seda segadust rohkem. Ja eks see muidugi on jäljed jätnud, eks ole. No mina oskan lahti saada, aga mul on hea meel selle üle, et kõik minu lapsed ja pereliikmed on ka õpetatud. Ja et nad saavad ka järk-järgult nendest asjadest, kas juba on lahti saanud või saavad lahti. Nii et pereliikmed on ka muutunud õpilasteks. Vabatahtlikult. Nähes, et neil on probleemid ja nii hea, kui lapsed, mis lapsed on kõik täiskasvanud juba, tegelikult on küsivad, et kuule, vaata, mul praegu see kasi siin peal, et sul on kuule emotsioon, siin taustaemotsioon. Taustaemotsioon, ja. Vaatad 6 sekundit läinud, täitsa teine inimene on probleemist vabanenud, eks ole. Ja vahest küsin siin, et kuidas läheb, et tead, praegu on see, kõik on koroona, kõik on kinni, eks ole, kuidas hakkama saab. Tead, kui emotsioonid tulevad, vabastan ära lihtsalt ja siuke nagu by the way, eks ole, et väga lahe on kuulata niimoodi, nagu näed, et inimesed praktiseerivad. Ja paljud vanemad on, kes on juba ammu õpilased olnud, nende lapsed suureks kasvanud, kursustele saatnud ja ka korraldavad ise, vabastavad oma emotsioone, kontseptsioone ja nendel on ka palju paremaks läinud. Et see tahab nagu head meelt, et on olemas lõpuks need vahendid, mis aitavad nagu tõeliselt nagu oma elu tagasi pöördumatult muuta paremaks. Kas tundmatuses astudes, nagu sa ütlesid, kas seal alati on pinnas olemas olnud? Sa mõtled pioneerina olles? Jah, pioneerina olles, jah. Tead, eks see on õpetanud ettevaatlikkust. Igale poole ronida ei tohi. Ma olen roninud vahest mõnda kohta ja siis on päris raskelt välja olnud tulla. Ja aga seest ma tean, eks ole, ja ostan teisi ka hoiatada, et eriti, ma ei ole kunagi fanaatiline olnud, aga fanatism on vahest nendes sfäärides või nendes praktiseerimistes nagu kõige ohtlikum asi. Vaimne egoism ja fanatism on käivad käsi käes. Teine asi on ignorantsus ja vastu vaidlemine, see nii-öelda praktik versus teoreetik, minuga on väga raske vaielda, sest praktiline kogemus on nii suur, et ma võin ümber pöörata igasugused teoorias. Aga tead, kõik need nagu läbi jäävajumised on tegelikult õpetanud kasutama selliseid meetodeid, mis on nii-öelda kaitseventiiliga. Ja elu õpetab. Aga samas ma enam tegelikult väga suurt ohtu üldse ei näegi. Mingid asjades enda jaoks, sest ohud on kõik ületatud tegelikult ja seal, kus ma täna olen, seal ei ole mingit ohtu enam. Mis küll puudutab võib-olla füüsilise tervist ja see on väga siuke habras asi tegelikult. Ja kui pinge on suur, siis see mõjub tegelikult. Aga põnev on, kui sa puutud kokku näiteks mingi teemonike jõududega, tõelistelt selliste päris teemonitega, eks ole, siis sa pead õppima ka nendega hakkama saama. Ja, nii et kui teadmised on ja või õpid käigu pealt juurde, siis see kõik aitab kaasa. Aga kui vaadata enda õpilasi või inimesi üldse, siis kas inimesed ja õpilased astuvad tihti kohta, kus ei ole maapind all ja? Tead, õpilaste üks probleem on see, et nad pimedad, aga usklikud. Ja. Ehk nad nagu usuvad ja praktiseerivad nagu siiralt, aga nagu ei ole päris kursis ja võtavad selle loo üles ja siis panevad ja ei saa aru, kui sõidavad metsa sisse, eks ole, siis okstega tõmbab ja nii edasi, et on igati pidi.
aga noh, see on ka kogemus, eks ole, ilma selleta ei saa, ega õpilane, kes tuleb, ega ta ei ole imik, eks ole, kellest sa nagu hoolt kannad. Ta on ikka samasugune nagu masin, eks ole, et tal on omad krutskid ja kord lendab ja siis on nagu muti mulle hunnik, muunikus või see maamutt, eks ole, et käib üles-alla. See on siuke nagu normaalne, eks ole. No minu jaoks vähemalt. Mõni vaelub kaua enda probleemidega, ei saa pihta, lootus vahest kaob ära juba ja siis punitavad uuesti ühel päeval käib see, nüüd ma sain pihta ja siis läheb kõik läbi. Ja nii, et see taipamine, varu saamine mingisugust tegevusest ei tule alati nagu igal ühele kiiresti, see võtab mõne inimese puhul rohkem aega. Aga kui ta pusib, siis ta tuleb, kui ta ei pusi, ei tule. Pusi kas või ma ei tea, pikemat perioodi ja nagu see on see sama tapas, eks ole. Et sa oled tapast ja siis leek käib läbi, siis sa saad teada, okei, see on see käib niimoodi. Ja sest osade inimeste karma nagu pidurdab nagu teadmise pärale jõudmist. Ja siin on vaja lihtsalt läbi elada see periood. Meil on 2 küsimust siin veel. Üks on, et kus sa täna oled ja teine on, mida tähendab täielik alistumine? Kus ma täna olen? Siin samas. Sellest, kus ma täna olen, ma kasutaks võib-olla Mäed Paaba väljaütlemist, et me tavaliselt sellest ei räägi. See võib tekitada valesid arusaamisid. Aga kui me räägime Mäed Paabaga, siis me teame väga täpselt, kus me oleme. Tema teab, kus mina olen, mina tean, kus tema. Ja Ishvara Pranidhanast ei saagi väga palju rääkida enam, sellepärast, et see on teisel pool mõtteid. Ehk enne sellel alal, mis on enne mõtteid, kui enda poolt vaadata. Ja see on selline, kuidas ma ütlen, see nagu, kui sa tead, kes sa ise oled, mitte mõtteliselt ja emotsionaalselt, mitte kujutuslikult, vaid olemusena, ehk see on Satchitanand, ma olen. I am being. Siis see osa valistub Ishvarale, kõigile olevale Jumalale. Ja siin ei ole sõnadega mitte midagi kirjeldada, sest see on väljaspool sõnade kirjeldamise võimekust ja ulatust. Siin käib, ma ütlen veel kord, et kõike seda, mis toimub teadvuse tasandil, olemasolu tasandil, seda ei saa kirjeldada, sest ükski sõna ei anna edasi seda, mis seal toimub. Kõik sõnad on nagu valed, sest nad on ainult kirjeldused, aga kirjelduse järgi ei ole võimalik mõista seda, mis seal toimub. Seetõttu seda osa tüüpiliselt ei kirjeldata. Ma vahest kirjeldan, ikkagi õnnestub kuidagi. Ja, aga Ishvara Pranidhana tähendab, sul kaob ära individuaalne eksistents. Ja sa saavutad absoluutse eksistentsi. Ja, see on nagu, seda kirjeldatakse vahest ka niimoodi, et kui individuaalne eksistents on nagu veepiisk ja globaalne nagu ookean, siis veepiisk kukub ookeani ühinega, muutub ookeaniks. Selline kirjeldus, seda saab, ettekujutus ei ole see, mis juhtub, eks ole, sest selle ette maalitud ettekujutluse point on nagu selles, et nagu saada natukene aimu, mis see tähendab. Et kui sa kujutad ette, et mingi fantoom sina kukub ookeani samastub, see ei ole see, mis toimub tegelikult mina. Kas palun oleks võimalik saada nullpinge kogemus või siis seesama kogemus? Miks mitte? Lõdvestu. Lõdvestama olemus. Ja, mina hakka seda lõdvestama, eks ole. See tähendab lõdvesta. Ja. See nullpinge on kogu aeg olemas siin. Viide on piisav. Sa ei leia seda sellepärast, et sa oled liiga pinges.
ehk üks jooga määratlus ehk jooga saavutuse määratlus on see, et see on absoluutne lõdvestus. Ja. Vahest ma aitan kogemusi saada inimestel, eks ole, noh, annan neile kogemusi, Tarzanit. Aga nullpingega ma olen nõus seda, ei ole täna nõus tegema. Ju siis ei ole täna see päev. Jah, ei ole. Nii, ma vaatan, et meie küsimused on siit otsa saanud ja et kui vaadata nagu seda Ishwananda teadmiste teed, siis nüüd meil on jaotatud see siin sari nagu osadeks. Et iga osa nagu tähistab siis sellel teel nagu mingisugust etappi. No jah, need on sellised nagu teemad, mis on õpilased kokku pannud ja arvavad või et äkki see on oluline teada teist ja huvitav, eks ole. Ja see on pannud kokku, sest ega mul endal mingit skeemi ei ole, ma olen nagu täitsa spontaanne, et tegutsen ainult siin ja praegu vastavalt vajadusele. Et kui minu käest hakata küsima, et mis on järgmise loengu teema või sisu, kus mina tean seda. Seda ei ole veel seda loengut, see pole veel sündinud, eks ole, see on alles ettekujutlus, seda tuleb, et reaalsust seda ei ole. Ja nad siis mõtlevad selle peale, eks ole, see on nendel mentaalsus töötab, mõtted on peas, mul ei ole neid ja las nad siis plaanivad. Nad ju teavad, mis on teiste vajadused nagu teoreetiliselt. Nii see käib. Selles mõttes on õpilased nagu head, et neil on plaanid ja asjad, mul ei ole. Jah, siin mentaalsus on välja mõelnud siis sellise teema järgmiseks loenguks, mis toimub 11. mail, mis on elu mõte ja milline on inimesena sündimise eesmärk. No või kui ma ära vasta praegu paari sõnaga, siis tegelikult jääb see loeng ära või tuleb teise nimega panna. Võib jätta ka vastamata. Võib jätta ka vastamata, jah. See oli siis... Kuigi sa pead arvestama näiteks, et selle loengu teema vastus on vähemalt 5 lauset ainult on kõik. Nii et pange sinna juurde midagi. Et siis tuleb teemat laiendada. Jah, muidu jääb liiga lühikseks. Nüüd, kui me veel võtame selle tänase teema kokku. Kuidas on eelmine kord meil olid jaamad ja seekord on nijaamad. Kuidas jaamad ja nijaamad omavahel veel suhestuvad? Nad täiendavad teineteist. Üks on eetika ja teine on rohkem praktika. Eetika valmistab ette praktikat. Nii et nijaamad on siis praktiline tegutsemine konkreetselt. Ja. No eetika on ka tegelikult, eks ole, aga ta on nagu ikkagi pinna peal natukene. Ta ei ole nii sügaval veel sinu sisemaailmas. Igaüks teab, mis on eetika, eks ole, seda oskab ju igaüks reguleerida rohkem või vähem. Aga näiteks enese tundma õppimine, süvenemine, need on kõik keerulised asjad, eks ole. No Ishvara Pranidhanat, ma rääkisin küll 0 tasandist, aga põhimõtteliselt võib ju Ishvara Pranidhanat teha ka teistmoodi, näiteks lihtsamal viis, et näha lihtsalt Jumalat igas asjas. See on ka Ishvara Pranidhanat. Või kui näiteks avastad, et sul on mingid oma isiklikud ego mõtted, eks ole, siis ütle, et pole kõrgemat kui Jumal. Pole kõrgemat kui Jumal. No siis vastukaaluks egole, eks ole. Et see on ka Ishvara Pranidhanat. Aga ta on rohkem selline, nagu töötab siin eetika tasandil. Aga kogemused võivad järgneda väga sügavad sellisele võimalusele. Väga hea. Siis tänaseks ongi meie aeg täis saanud siin. Tänan väga vastuste eest. Jah, võta heaks. Aitäh minu poolt ka. Aitäh sulle küsimust. Aitäh.